vili, sa kohe siis sööstad. Palju õnne sulle auhinna puhul. Muidu selle mul peab Boobi info olema. Võib tulla ka täitsa ette kohtadele, ka need on sama hinnaga, mis teised. Need, kes esimest ritta tulevad, saavad tasuta 3 euro kohvid, nii et... No nii, tere tulemast kõigile ja tere ka neile ja vabandused nende ees, kes siis Facebooki vahendusel olid pidanud ootama. Me tegelikult plaanisime alustada 17.15, aga me unustasime seda Facebooki kirjutada, nii et sorry for that, aga me teame, et seal inimesi jagub ka ootel ja aitäh, et ootasite. Selle puhul, et üks Eesti ägedamaid erakondi, et mitte öelda kõige ägedam erakond, sai 25-aastaseks, said kõik emeriitesimehed või endised esimehed õiguse korraldada ühel Eesti jaoks strateegilisel teemal ühe ürituse. Ja see on nüüd see üritus, mille mina otsustasin korraldada. See üritus ei ole avalik, see on kutsetega ja siin on eranditult kõik need inimesed, kellel on oma näpujäljed jäetud kas Eesti e-riigi eduloo kujundamisele, startup-maastikule või nagu see tihti kipub olema, mõlemale. Ja selle eest teile kõigile muidugi suur aitäh. Enamik maailma riike, kellel on 1 miljon või ka 5 miljonit või ka 10 miljonit inimesi, ei puutu või ei paista mitte millegiga globaalselt silma, nii kurb kui see ka ei ole. Eesti on ilmselgelt positiivne erand. Ei ole vist küll ühtegi maailma nurka, kus ei teataks Eesti e-edulugu, kus ei teataks ka seda, et Eestist on mitmed väga säravad ettevõtted, väga kiiresti kasvanud ja globaalseks saanud. Enamik neist, peaaegu et kõik, on loomulikult siinsamas Lift 99 ka seinal. Neile start-uperitele, kes veel ei ole jõudnud siia seinale oma siis logoga, mõtlen siin mõnele sõbrale ja veel mõnedele sõpradele ja veel sealpool ka mõnedele sõpradele, siis teadke, et selleks, et siia seinale pääseda, peab kaasama investeeringuid vähemalt 5 miljoni jagu, tegema käivet 3 miljonit, kasvama ülikiiresti ja mis kõige olulisem, maksma maksud Eestisse. Nii et sellised lihtsad kriteeriumid ja kes ei ole veel sinna jõudnud, edu teile selles. Aga täna on meil vestlusring kahel omavahel väga seotud teemal. Üks on see, et kuidas Eesti edulugu saaks jätkuda. Selleks on siia ette kutsutud minu meelest kõige õigemad inimesed, kes sellest võiks rääkida. Nad on kõik väga erineva profiiliga, aga samas igaüks väga otseselt seotud. Ja teine ka seotud teema sel puhul on siis see, et kuidas Eesti saaks ka tulevikku majandusharusid võimaldada kas siis regulatsioonidega, keskkonnana ja nii edasi. Ehk siis, et kui me tuleme aasta pärast siia, siis oleks siin rohkem neid plaate seina peal ja kui me tuleme 10 aasta pärast, siis oleks sein väikseks jäänud. Et see on see mõte. Ja kui praegu Eesti poliitikas tundub, et kõige kuumemad teemad on see, et kes kellele kui käredalt ütleb või kelle kabinetis oli kelle pandud lutikas, siis keegi ometi peab ju nendele suurtele ja Eesti jaoks strateegiliselt olulistele teemadele ka mõtlema. Ja sellepärast mul on väga hea meel, et meil on siin 4 suurepärast inimest. Minu roll on täna ilmselgelt nendest kõige tagasihoidlikum. Meil on, alustame siit vasakult, Indrek Kasela, kes tegelikult ei vaja tutvustamist. Ta on ettevõtja, investor, metseen ja veel 1000 asja korraga ja tal on ka alati igal teemal oma arvamus, nii et kindlasti väga õige inimene siin osalema. Hedi Mardisoo on siis see partner Cashés, kes tegelikult kõik asjad ära teeb, et minu kallis sõber Kalle on see, kes on ka hea inimene, aga ma just meelega, kui me Kallega arutasime, et kes siia esinema võiks tulla, siis Kalle väga õige soovitus oli see, et peaks olema Hedi
ja kas see on see startup, ma usun, et te olete kõik selle kohta ka juba meedias kuulnud, aga kas see on see startup, mis Insurtechis, nagu seda inglise keeles öeldakse, või kindlustusmaailmal teeb seda, mida startupid ikka teevad, ehk siis võtab ühe vana ja natukene nagu stagneerunud majandusharu, kui nii tohib öelda, ja need on minu sõnad, et võib-olla te ise olete viisakamad nendes teemades, ja muudab selle kaasaegseks. Ja see on just see, mida tegelikult ka kõik need tähed seal seinal on teinud. Siim Sikkut on Eesti CIO, ehk siis Eesti Vabariigi IT-juht, ametliku nimega küll majandusministeeriumi või majandus- ja kommunikatsiooni ja taristu ja kõige muude ministeeriumite asekantsler, aga ja IT-minister ja kõike muud, mis iganes. Ühesõnaga, see, kui ma nüüd ütlen, et Siim on see, kes tegelikult IT-minister on, siis pärast Siimul tuleb sellest jama. Aga Siim oli tegelikult aastatel 2014 kuni 2016 minuga ja ka enne ja peale seda natuke aega, enne seda oli siis Stenbocki majas see inimene, kes tegi seda, et peaministrid ka aru saaks, millest asi käib, et peaministrid samas paadis oleks. Ja last but definitely not least, selle panga juht, kes päriselt aitab ka rahvusvahelistele ettevõtetele elada ja Eestisse investeerida. Ehk siis Erki Kilu, LHV panga juht või CEO, ja selle puhul tegelikult on eraldi väga suur teemade ring, et kui Eesti kogu oma iseseisvuse ajaloo on pingutanud selle nimel, et siia tuleks võimalikult palju välisinvesteeringuid, siis paraku mis iganes regulatsioonide ja protsesside tulemusena või tagajärjel on korrektne öelda, oleme me jõudnud sinna, et ei ole väga palju neid valikuid, et kuhu panka siis oma arved teha, kui sul on rahvusvaheline tiim või rahvusvaheline ettevõte. Aga kõigest sellest me täna räägime ja esimene sissejuhatav küsimus mulle teile kõigile on see, et milline on teie meelest, ja alustame nagu ikka positiivselt, et milline on teie meelest siis Eesti e-eduloo kõige säravam täht ja see, mida kas siis teie kõige olulisemaks peate või mille pärast maailmas meid kõige paremini tuntakse, et mis on teie igaühe isiklik lemmik? Alustame Hedist. Mul on hea öelda esimesena ära, kindlasti täna tuntakse maailmas Eestit ikkagi kõige rohkem e-residentsuse järgi, see ei ole, ma arvan, kellelegi väga suur üllatus. Ja ma arvan, et ideena ta on kindlasti, nüüd juba vist 5 aastat tagasi, kui ta välja laiemalt läks, siis on ta ikka, ma arvan, toonud Eestile rohkem tähelepanu kui praktiliselt ükski teine selle valdkonna siis nii-öelda idee või asi. Ja teine mikrofon on seal Siimu käes, kes on tegelikult see mees, kes tuli suhteliselt nagu enesekindla näoga Vabariigi Valitsuse istungile ja ütles, et kuulge, te peaksite natuke nagu otsuseid hakkama tegema, et meil on 5 aastat tagasi see toimus, et on vaja e-residentsust luua, aga mille sina valiksid? No ma saan nüüd teisele poole öelda, siis see seina peale vaadata, et enne veel, kui e-residentsusega hakkasime pihta ja valitsus need otsused tegi, siis tegelikult e-Eestit on ikkagi kandnud nagu meie startupid, et ma ei hakka sealt ühte valima, aga tegelikult tänaseks e-Eesti lugu ei ole nagu ainult digiriigi lugu ja me ka näiteks, siin on showroom'i või briefing center'i inimesed, et me täna ikka räägime seda kogu laiemat digiinnovatsioonide lugu, et olgu see TransferWise, olgu see Pipedrive, olgu need järgmised tegijad, võta järjest sealt ükskõik milline. Indrek. Kui pikalt ma vastada tohin? Ei, ma arvan, mitte ta oli kõige säravam, aga kõige suurem täht, ma arvan, mille ümber see kõik käib, on tegelikult siiski ikkagi digialkiri ja ID. Et teadmas ka see sein, mis seal on, et ka selle mõjusfääris tegelikult korrus allpool olid omal ajal siis kui Skype'i tegijad. Et see on see juur, kuhu peal kõik muud asjad tulid, et tähtis ongi, et see, et on olemas mingisugune päike, mille ümber saavad nagu siis teised keerelda. Erki. Mulle meeldib kõige rohkem see, et kõik Eesti inimesed on nummerdatud. Minu meelest see on alus selleks, et e-riik üldse saaks toimida. Et kui välismaal käia, siis ikka vestlustes tuuakse välja, et teil on e-Estonia, e-government, et kuidas te seda kõike teete. Ja siis tuleb seletada, et see algab sellest, et me suudame kõik inimesed ära tuvastada. Nad on kuskil registrist, neil on see ID olemas ja selle vastu paljud asjad ju käivad.
Väga hea, no kindlasti ma arvan, et kui me siin saalis küsiksime, siis me saaksime veel kuskil 5-10 säravat näidet ja eks see nii ongi, et ega ei ole ainult ühte, et ma olen tegelikult teiega nõus, et nad kõik on mõneti nagu järjestikku sündinud ja see ütleme, Skype'i tulek tegelikult tegi võimalikuks ka selle, et ka kõik ülejäänud usuvad, sealhulgas paljud siin ruumis usuvad, et ongi võimalik teha Eestis $1 miljard maksev või $1 miljard maksev ettevõtte üksikute inimestega, et ja ongi võimalik, nagu me teame, ja mitmed on veel teinud. Aga küsin järgmise küsimuse siis natuke niimoodi, ütleme siis tulevikku vaatavamalt, et millest meil praegu puudu on, et mis on see asi, mis nagu kriitiliselt aitaks Eesti e-riiki veel oluliselt paremaks teha ja kuna me mõneti paralleelselt mõtleme 2 teema peale, siis võib vastata ka nii, et mis startup keskkonda või ettevõtluskeskkonda aitaks paremaks teha, et omal vabal valikul. Jah, ma arvan, et üks hästi oluline asi lisaks sellele, et meil on need Wall of Fame'id ja muud asjad, minu meelest olnud see, teine asi on see, et nad kõik saavad sõbralikult läbi ja liiguvad. Et see sisemine konkurents on see, mis tegelikult eristab nüüd Eestit Silicon Valley'st. Et siin kõrisi ikkagi läbi lõigata ja see, et minnakse nagu rahulikult nagu erasektorist, riigisektori, avaliku sektori tagasi liikumine, see hoiab seda atmosfääri või seda kogu seda ökosüsteemi tegelikult toimumas. Aga ma arvan, mis puud on see, mis siin ruumis on mõned hallipäisid inimesed ka, Jüri ja mina, et ja mõned, kes on tööst halliks läinud nagu Viljar, aga siis mina mäletame seda aega, kui Linnar Viigil olid juuksed, et me teame väga, see ütleme peaaegu eelmisse sajandisse siis nagu, et ja mis selle puhul, mis oli olulisem, mis natuke on muutunud, kuhu tuleks tagasi minna, on see, et me peaksime uuesti need, ma eeldan, et kõik on näinud filmi Ükssarvik siin, et kas keegi ei ole näinud? Kiirelt kinno. Ja enne jõule on loota, et tuleb DVD. Te olete vales ruumi sattunud seal, see teine üritus on kõrvalmajas seal. See on see vanainimeste pidu. Aga mis on tegelikult see, et need, kes näinud on, et me peame need aadud uuesti ära integreerima. Et natukene on selles mõttes, me ise nagu lõhestame seda, et jube äge on siin telliskivis sokkides istuda. Aga ma arvan, mis suurem asi ja mis on see Eesti e-riik, ongi see, et me suudame hästi integreerida erinevaid ühiskonnakihte. Ja ma arvan, mis praegu on puudu, on nagu see, et ühed mehed panevad 1000 kilomeetriga tunnis kusagile kaugustesse ja siis teised müterdavad mudas. Et me peame hoolitsema, et nendest aadudest ei saaks siis need Uberi juhid või Bolti juhid on ju. Nii, teine mikrofon on Erki käes praegu, lähme sealt edasi. Mis puudu on, ma mõtlesin niimoodi, et väga palju auru läheb täna selle peale, et me räägime e-Eestist kui millestki, mis on suunatud väljapool Eestit. Et tegelikult e-Eesti on ju ka meie enda jaoks, Eesti inimeste jaoks ja mulle vahel tundub, et see, mis me kunagi oleme teinud, on äkki natukene juba ajast ja arust ja natukene vanaks jäänud. Kas või tavalised lahendused, mida riigi klient siis kasutab, et kas äkki ei oleks aeg neid ikkagi uuendada. Ma ei tea väga hästi selle tausta, aga mulle tundub, et osad asjad pärinevad 20 aasta tagusest perioodist, et kas need tänapäeval on ikka päris up to date. Ja kodanikuna ma igatseks e-Eesti teenuseid kasutada kuidagi moodi lihtsalt, kas või läbi mobiiliäppide, et täna kuskile internetti minnes ja avastades, et jube palju klikke tuleb teha, et midagi tehtud saaks ja vahel läheb see protsess 3 korda katki, et minu meelest sellist kasutusmugavust on täna puudu tavalisele inimesele. Kusjuures lihtsalt vaherepliigin, et need, kes siin on juba vaikselt halliks läinud või halliks minemas, mäletavad, nagu ka mina, et mäletame, et siis kui ID-kaart tuli, siis pidi selle ju Komporti vist oli selle pordi nimi, või see VGA-port, kus porti me selle, siin mõned mäletavad, aga igal pidime selle kruvidega mingi asjad sinna paneme ja nüüd on kõigil taskus iPhone'id, et tegelikult kui mõelda, kui palju lihtsam on e-riiki ehitada olukorras, kus igal ühel on see iPhone taskus, et see võiks ju mõjutada küll. Edi ja siis siin.
Ma pean siinkohal Indrekuga väga nõustuma, et tegelikult on vaja kiiresti leida mooduseid, et tuua seesama need kihid ühiskonnas, kes täna ja need ma ei tea, demograafia, kes täna võib-olla kasutavad asju vähem, et mida ühtlasem on see seltskond, seda kergem tegelikult uusi lahendusi luua ja kiiremini edasi liikuda, sest see oli ka tõenäoliselt üks meie kogu selle digiriigiga alguse edulugu, et meil alustasime platvormilt, kus oli seda vana legacy't oli päris vähe. Teine oluline teema on seesama näide, mis Riki tõi ka, et kohati nagu tunne, et väga palju häid ideid ei viida nagu täiesti lõpuni. Et jääb nagu selline, midagi jääb nagu natuke puudu, et ühel eelmisel üritusel täna just arutasime teemal see meie enda see tervisekaart, et kõik on muidu väga hästi, aga ma tean enda puhul näidet, kus ma olin 15 aastat tagasi Taanis, kus oli hästi kiiresti vaja ühte mingit rohtu, antibiootikumi ja see oli tõesti 17 või 15 aastat tagasi ja ma mäletan, piisas ühest kõnest ühele numbrile ja küsiti, kus sa oled ja saadeti seesama antibiootikum kuskile lähimasse apteeki. Täna ma ei tea, et Eestis mul sellist varianti oleks võimalik teha, miks meil muidu on kõik igasugused traumapunktid on umbes. Aga eks siis seal on nagu, kõik asi on väga hea, aga mingi väike jupp jääb täpselt sellisest kasutaja mugavusest puudu. Või ütleme sama võib öelda ID-kaardi täpselt e-residentsuse puhul. Ma tunnen ka, et kohati nagu nüüd firmana, kes siin üritab kiiresti laiendada uutel turgudele, vaatame erinevaid lahendusi. Hästi paljudes riikides on igal pool autentimisteemad. Minu küsimus see, et ütleme e-residentsus, miks nad ei ole natuke nagu periff, et võiks ju olla üle maailma sama asi juba lahendatud. Nüüd laseme ootame kõike konkurente, igas riigis on oma autentimine, luuakse sellised umbrella asju, kus on vaja nüüd võtta kõikide riikide autentimised ja siis allkiri peale, et see oleks nüüd ammu olla e-residentsusega tegelikult tehtud. Eks siis ma näen, et nagu selline väike jupp sellest executionist jääb nagu puudu, et see asi nagu oleks nagu done. No võt, ja sellest saab kohe nüüd executioni main master vastata. Kuidas sulle tundub? Ametnikke, vaata nagu klassikaliselt arvate, et ametnike vastu on, et ei saa. Me ei ole sellised. Teine ametnik, kes klassikaline vastus Eestis või rohkem kippu olema, aga seda kõike me juba teeme. Nii et mul on väga kimmatus nagu hakata seda vastama. Aga ma katsun sulle öelda niipidi, et kui me vaatame nagu enda mätta otsast, kes MKM-i roll digiriigis on olla eestvedaja, seda või siis järgitõmba, kuidas iganes sa võtad, et teha tööd kõigi nende asutustega, kes tegelikult teenused ehitavad. Et meil on iga asutus on digiasutus, iga minister tegelikult peab olema digiminister omas vallas. Et mida meie näeme, millest on puudus ja ma ei keskenduks siin nagu teenuste mõttes, me näeme seda, et tegelikult on sellist ikkagi arusaama, mida tehnoloogia lubab teha. Ja siis nagu oskust ja teadlikkust, alates nagu kasvõi nagu ametnikest ja kolleegidest pihta ja sellest tuleb see, et miks me võib-olla ei ole mobiilisõbralikud, sellest tuleb see, et või üldse kasutaja keskselt liiga palju varem kõiki asju läbi mõelnud, sellest tuleb see, et võib-olla minda mingid asjadega lõpuni või nagu ikka endiselt mingid andmed küsitakse kuskilt topelt, et me oleme eeldanud hüpet, et inimesed naturaalselt kõik on kohe nutikad selles, aga mul tunne, et see on koht, kus me peame järgi võtma ja nagu see juurpõhjus. Ja minu viimane asi, et aga kui mina mõtleks niipidi, et mis on see, mis näiteks mind hoiab, päriselt ei hoia, aga peaks hoidma üleval öösiti, siis on pigem see mure, et lähen veel sügavamale, et fundamentaalselt minu meelest me ei ole täna Eestis seda ära teinud ja kokku leppinud, et IT-haridus on prioriteet, kuhu päriselt panustada. No nii ja naa, et siis kui kohe varsti saab ju Tartus valmis hiiglama suur, jällegi muidugi meenub Rein Lang, kes ütles, et siis kui eestlane räägib kultuurist, siis ta hakkab rääkima mingist majast, mis just on betooni valatud, et küll seal on hea kultuuri teha. Ja natuke läksi sama reha otsa, aga tegelikult kohe saab Tartus valmis uus maja, kus on võimalik vähemasti nagu infra mõttes oluliselt rohkem infotehnoloogia haridust ka õpetada, aga Indrek, sul oli selle kohta midagi? Tahtsin see, et alati minu meelest on nagu see, et meil, mis on see suur pilt, on ju, et me vaatame selle peale ka, et Estonian Math Wall of Fame, et nad kõik pisikesed asjad teevad mingit asja, mis kokku toob, on see, et nad on Eestist. Ja minu meelest kõige kuulim startup üldse on, ma arvan ka viimase 20 aasta jooksul, on olnud tegelikult Eesti ise kui riik. Ja minu meelest, kui me oleme millest nagu puudu on, minu meelest on nagu see, et kõik lahendab mingit väikest asja praegu on, Veriff teeb mingit asja, siis teeb kaarta ja seal, et minu meelest, kui me saaksime tagasi selle atmosfääri,
ja selle tunde, et nagu Eestit on mega lahe ehitada. Ja see, ütleme, kõik see, mis välja tulnud nagu on, selles mõttes on tulnud, ütleme, sellest nii-öelda juurest, on ju. Ja Eesti põhimõtteliselt siiamaani on ju see riik, kus ükski founder ei ole pidanud kunagi häbenema, et ta tuleb nagu Eestist. Vastupidi, see on olnud nagu väga suur selline pluss. Ja võib-olla nüüd, ma tean, et see tundub niisugune, et kõik tahavad rääkida, mis see addressable market kogu aeg, addressable market peab mingid miljardid olema. Aga meie jaoks, ma arvan, kõige olulisem addressable market oleme me ise. Siin me hiljuti tegime ühe sellise väikse hackatoni, mis oligi, et how to fix a country. Et mida veel on ägedam ehitada, et kõik muu on nagu tore ja ma usun, mingil ajal me jõuame kõik sinna, et palju tähtsam sellest miljonitest ja miljarditest, mis meil nagu pangakonto peal on ja mis on ka Eesti founderite suur pluss on, et ükski nendest ei kaaruta Ferrariga ringi siin, vaid nad on kõik oma jäänud nagu siia ja panustavad Eesti ühiskonda meeletult palju. Ehk need inimesed, kellel on see juba käes, kõik alati mõtlevad, et miks Eesti rikkad ei nuta. Ma räägin uuema põlvkonna, on see, et nad näevad, et nad saavad oma panustada, ehitada oma kodu. See on meie kodu ja meie riik. Et ma nagu näeksin, kui nüüd järgmisena, et mis see suur nagu see visioon see ongi, et how to make Estonia startup again. Ja siis hakkavad tulema, et üks saab vahendada väikest seda, et on see haridus või mingi muud. Siis kaovad tegelikult need teemad kaovad nagu ära ja kaob ka omavaheline nagu teatud mõttes konkurents nagu ära. Eerikul teeb see kohutavat nalja seal muidugi seda. Mis su nalja teeb seal? Oota, pärast... Ja, aga minu meelest ka täpselt, et tulebki tagasi võtta, minu meelest on sama asi, et why not, et kõik on nagu, et nii nagu me võitlesime sinimust valge tagasi teatud mõttes ühe kontserdiga, mis siis sama on ka see, et keegi nagu natuke ära lörtsinud on, et nagu why not, et ma arvan, me oleme kindlasti paremad turundajad kui need teised. No, eks tegelikult ma olen sinuga hästi nõus, et see oleks väga õige ja väga hea, aga mis muidugi natukene teeb seda keerulisemaks on see, et Eesti aastal 2019 on oluliselt edukam kui 90-ndate alguses või kas või sajandi vahetusel ja ega ometi ei hakka meil see nälg üle minema, et see oleks kõige nagu hullem lugu, et kui kõht hakkab liiga täis saama ja juba on nagu hästi ka, eks ole, et sellest nagu mugavustsooni ei tekiks nagu riigi ja ühiskonnana, et me hakkame nagu väga valesid asju nagu tegema. Aga me masterpüramiidis sel ajal 90 ei olnud ju tegelikult ju nagu võitlus, kogu aeg räägiti mingitest kartulikoortest, on ju, aga tegelikult oli ikkagi see idealism oli. Ja ma arvan, et kui me oleme edukaks jõudnud ja kõigil on külmkapid ja pesumasinad olemas, on ju, ja soe vesi, on ju, siis hing tahaks midagi muud veel saada. Ja ma arvan, kus ongi nagu see, et miks kõik niimoodi siin näägutavad, on ju, oma vahel nagu vana abielupaar on see, et mis siis edasi? Et telekas on, maja on, auto on, kõik asjad on olemas, on ju, et mingi muu mõte peab elul ka olema. Võtta, aga sellest tahakski nüüd edasi rääkida, et ega meil ilma asjata ei ajanud sellist inimeste hulka kokku siia, et ainult nagu konstateerida, mis on hästi ja mis on halvasti, et mõtleks nüüd nagu kõik koos ja anname mingi hetk kindlasti ka saalile sõna, et mõtleks nüüd nagu kõik koos, et kuidas me nagu saavutame selle, et me jõuame järgmise arenguhüppeni. Et okei, fikseerime ära, et praegu me oleme kuhugi jõudnud, selles on tegelikult ülipalju hästi, paljuski ka seetõttu, et teised riigid on ikkagi talumatult aeglased, ei jäbene seda öelda, eks ole, ja ei suuda mingit kas või neid samu, mida siin rõhutati, ma ei tea, numbrit või digitaalset ideed või midagi sellist implementeerida. Aga fine, unustame ka need teised, et kes siis peaks olema see, kes nagu hommikust õhtuni mõtleb selle peale, et mis need uued teenused on. Et siin oli juttu sellest, et Siim ütles, et me kõik peame aru saama, mis üldse võimalik on. Sellega mulle meenus Risto Siilasmaaga paar suve tagasi sõin lõunat ja ta ütles, et Nokial on seal üle 100 000 töötaja ja kõik nad, kuni koristajast, ma ei tea, direktorini välja, kõik nad õpivad tehisintellekti või machine learningut ja kõik saavad selle baaskursuse lihtsalt sellepärast, et igal ühel võib tekkida mingi geniaalne idee, mis muudab tegelikult Nokia tulevikus great again, eks ole. Et kas me täna paneme seda liiga palju ametnike õlgadele, kas me ootame seda poliitikutelt, ootame seda, kuidas need ideed jõuaksid nagu meie kõigi hulgast nagu päriselt nagu teostuseni, et kas siin on kellelgi nagu midagi kavalat välja pakkuda, et
kas mulle tundub lihtsalt nagu nii kaua, kui te mõtlete, et mulle tundub, et noh, kui me loodame, et ametnikud teevad, siis ametnikel on alati see oht, et kui midagi, uute innovatsioonidega alati võib ju midagi ka valesti minna. Ja kui midagi läheb nässu, siis ma ei räägi siin mingitest hiljutistest näidetest, aga põhimõtteliselt alati on see, et kui midagi läheb nässu, siis tabab kriitika, eks ole. Et lihtsam on mitte mingit uut asja ju ette võtta. Ja poliitikutega on nagu kuidas kunagi, eks ole, et kus see tuleb see geniaalsed ideed ja kes need ellu viib, kuidas see hea lahendus oleks? No, ma võin otsast alustada, et paar asja, mida välja tooks, et see, mida mina usun ja milles suunas meie oleme tahtnud nagu jällegi ametnike küll poole pealt katsunud seda Eesti nagu digistrateegiat sõnastada, on just nimelt ikkagi nagu luua pinnas, et saaks tulla kust iganes, kiirelt järgi proovitud saada ja siis nagu kasvama hakata, kui me räägime ideedest ja uutest lahendustest. Et paar näidet selle kohta näiteks, et ühelt poolt see ongi põhjus, miks ma seda näiteks ametnike oskuse välja tõin ja ma ei räägi seda niisama suusoojaks, et täna me töötame koos eri kolleegidega, tippjuhtidega, keskastmejuhtidega, teenuseomanikega süstemaatiliselt nende teadmisi tõsta, et sest nemad lõpuks on vastamisi mingite probleemidega. Kõik digi on tööriist millegi lahendamiseks. Nemad on vastamisi probleemidega, et nemad teaks, mida saaks nagu kõige paremal moel ette võtta, et nende nagu tööline, olgu see sotsiaalkindlustusvallas, transpordis või maanteametes, mis iganes saaks paremaks minna. Et sellest me ei saa üle ega ümber. Miks ma seda natuke nagu jaurama hakkasin algusest peale on see, et see on koht, kuhu me varem pole teadlikult väga palju investeerinud. Täpselt, et nüüd me katsume järgi võtta. Teine koht, mulle väga meeldib nagu Indreku point, ja see on nagu täna üks meie nagu põhitelgi, et just nimelt nagu luua võimalusi ja avada võimalusi, et idee ja hea teostus võib tulla kust iganes. Ja seda nagu mentaliteeti nagu pardale võtta, et lihtne näide, et see on see, miks väga pika viitega, aga me oleme hakanud rohkem tegelema avaandmetega. See on see, miks me täna tegeleme sellega, et nagu riigiga saab kood teha lahti, et igaüks saab selle põhjalt edasi ehitada. Me oleme tulnud välja just nagu liivakastiga, mille loogika on see, et kui sul on startupina või globaalse suurettevõtte äge idee, sa tahad Eestis saada Eesti riigisüsteemi, infosüsteemi vastu seda ehitada, meil on olemas õigusraam, kuidas see kiirelt ära teha, nii et ei ole mingid hanke ja muud mudru, kõik on full legaalne, ärge muretsege, aga lihtsalt, et sa saab nagu edasi minna. Ühesõnaga avada nendele juhustele, headele tegijatele nagu pinda ja platvormi. Ja viimane mõte siia veel, et meil väga palju nagu riigis endast, kui me räägime, nagu on ka olnud õppetunde, et me peame enda praktikat muutma, kui sa räägid siin ebaõnnestumisest. Et reeglina me oleme iga kord ebaõnnestunud, kui me oleme liiga suure tükki ette võtnud, millest keegi üle ei käi ja Skysid või muud vahet pole. Et just nimelt pigem ikkagi seesama nagu startup-ilik mentaliteet, proovime rohkem, ebaõnnestume ka sellega rohkem, aga väiksemas mahus ja siis lähme edasi sellega, mis töötab. Seepärast me oleme näiteks nagu, ma ei tea, IT-arenduse rahastust muutnud ja hangete raamiga, me asjad kõike muuta, et oleks katsetamist. Ja siis küll tuleb ka asju, kui on katsetamist. Me ei pea ajama taga ainult ühte suurt Nokiat, pigem looma pinda, et katsetamist, proovimist, uusi asjaks võimalikult palju erinevaid ja rohkem. Ma võib-olla ütleme niimoodi, et tahaks tegelikult öelda, et riik teeb päris palju ja tegelikult kohati tahaks isegi visata võib-olla vähemalt enda poolt seda kivi võib-olla isegi ka osaliselt ettevõtete poole. Võib-olla mis siis saab riigilt paluda või nõuda, oleks see, et teatud on see siis tehnoloogiad või mingid protsessid aitaks nagu läbi ühiskonna võib-olla kiirendada. Ehk siis on siis mingisugust, seesama, et kui toodi kunagi nii-öelda digiallkirjastamine, mida sai mainitud, siis tegelikult kuidas see ju läks väga tugevalt massides, oli kohalt just ju pankade kokkulepped on ju. Et me võtame selle standardiks, teeme ära. Ja läbi selle tegelikult oli võimalik viia väga see suur samm edasi kogu ühiskonda. Ehk siis küsimus ongi, et mis on see järgmine samm, mis on see järgmine standard on ju. Ja neid asju siis aidata sõna otseses mõttes jõuga nagu välja suretada ja võib-olla see on, et mõned need asjad defineerida, sest olgem ausad, kogu seesama avaandmete maailm on täna, mis on see järgmine suur kindlasti samm edasi, kus hakkab just inimesele väga palju kasu tulema, kui tema siis nii-öelda siis andmete põhjal tehakse siis tarku teenuseid, lahendusi ja nii edasi. Et siis võib-olla, ma ei tea, just seesama, et üritada aru saada, mis on need asjad, mida võiks ühiskonnast välja suruda ja mis on need sama, mida ennem ka Indrek tõi välja, et kuidas siis aidata kaasa kogu see ühiskond järgmisele nii-öelda levelile siin. Mul niisugust head retsepti ei ole, et ma vahin tükk aega seda pangaklientide nimekirja siin seina peal. Aga jäin mõtlema selle peale, et nii kui Eestis mõni uus
tore startup tekib või mingi uue asjaga tegelema hakatakse, et ega väga suur tõenäosus on, et ta siia seinale ikkagi jõuab, mitte et ta ebaõnnestub. Et mul on tunne, et võiks rohkem sellist aktiivsust ja ettevõtlikkust olla, et uute asjadega tegeleda, et kui ma pangas vaatan, siis enamus kliente, suuri kliente, kes laene küsivad, võtavad, saavad, on ikkagi ettevõtjad 50-60 pluss jätkuvalt. Et sellist noort tubli ettevõtjat mina pangas nagu väga palju ei näe, kes tahaks oma äri laiendamiseks kuidagi panga abi kasutada, välja arvatud see, et sealt on lahe igasuguseid makseid läbi teha. Ei, see oli võib-olla lihtsalt, nad ei vaja enam panka seda, et nad saavad oma raha mujalt, et see lihtsalt on ajahing. Aga ma arvan, see on väga hea, ma võtaks selle, ma hakkas meeldi, enne kui me tulime siia, siis ja minu meelest et manitakse kogu aeg sõna mingi ametnik ja mingi riik on ju, et vastupidi, nagu ütleb ka president Kaljulaid, et siis tegelikult avalik sektor on oma IT-tasemelt nagu palju ees erasektorist. Ja minu meelest on see, et kui järgmisse tasemesse saavutada, esimene asi tegelikult tuua see erasektori järgi. Ja ei ole mingi niisugune, et nagu ametnik või mitteametnik, et nagu ma ütlesin ka, et see riik hakkas selle mõttega peale, et me olime iseseisvad. Meil ei olnud nagu mingeid rolle. Ja me tegime ise nagu selles asju. Minu meelest see põhiline on see, et me peaksime seda IT-projektid depolitiseerima. Teiseks on see, et tol ajal, kui mul õnnestus olla ühe uues selles ruumis, mina olen see otsustaja, kus siis pangad ja telekomid ütlesid, et nad ei võta autentimisest raha. Sest väga suur kihk oli. Minu meelest täna on nagu see, et nagu läheme dialoogi nagu ühiskonnaga, siis on kohe see, et mis see minu huvi on. Et me hakkasin nimesi nimetama, aga kõik on see, et kui tahetakse midagi nagu ühiskonna jaoks teha, või mina ütlen nime ühiskonna jaoks, et teeks infra paremaks, on ju, siis see peab käima mingisuguse raha eest kogu aeg. Ja keegi ei näe seda suuremat pilti, et kui me omal ajal, kui me lõime ID sertifitseerimiskeskust ja siis me olime õnneks olime nii otud, et me ei tabanud küsida siis nagu iga allkirja käest mingit sendikest, on ju. Et me müüsime selle tarkvara sinna ja sellega asi lõppes, on ju, sest me vaatasime kusagile mujale. Et ma arvan, et see on selline teema, kus ma tegelikult, ja siin saab just olla see seltskond hästi suur eeskuju, see ei võta meil tükk ära. Teine, mis oli see ka tookord, et kui tahada referents alati oli see, siis nüüd me oleme selle ära unustanud tookord, et nüüd on see, et startup on see, kes sinusse investeerib, on ju, kes on investorite nimekiri on. Suurt vahet seal tegelikult ei ole. Tol oli see, et kes on kliendid ja muud on. Ja mulle väga meeldiks näiteks, on ju, kui siin Veriff ütleb, et vau, et näiteks meie klient on Estank, on ju. Et me ei häbeneks ise ennast, et me oleme kogu aeg seda preachinud, et kohe esimene asi, mis teed, kohe pead ostma ühe otsa pileti kohe ära minema, on ju. Mul on palju parem siin Eestis elada, mul on 20, ma ei tea, nüüd rohkem aastad, aga mõelda, kas nüüd siit ära minna siit või mitte, mul on siiamaani pähe tulnud, et teeks nüüd selles mõttes kingiks sellele Eesti riigile, teeks seda korda. See võtab väga väikse efforti ja see on kõige parem referents. Kartam on parim näide. Kui Kartam oleks omal ajal võtnud selle eest raha, et müüa oma asju Eesti riigile, tal ei oleks täna seda referentsi, et see 90. mentaliteet, et selle meie ei ole ametnik või see, et delegeerime sinna kolmandale, et ise teeme, keegi teine ei tee seda. Ei, väga nõus ja see käis enne läbi see, et Eesti riigi ametnikud tegelikult ei vasta absoluutselt sellisele ametniku stereotüübile. Et ka mina olen oma selle töömehe tee jooksul alates aastast 1999 näinud väga erinevaid riigiasutusi ja ma julgeks öelda, et ministeeriumites ja väga mitmetes ametites, kus päriselt kriitilised otsused tehakse, tegelikult on ikkagi väga innovatiivseid, väga nutikaid, väga tublisid inimesi. Aga küsimus on just selles, et nendel on alati, igalühel on see driving force, eks ole, startuperil on driving force siia seinale saada või saada tõsta järgmine raund või teha järgmine arenguhüpe. Küsimus on, et kas ametnikul by definition on see motivatsioon võtta midagi täiesti uut ja vinget ette või pigem mitte või kes siis peab olema see, kes seda torgib. Aga okei, võtame sellest sõnasabast, mis Indrek rääkis, et eraettevõtted, meil on tegelikult ju pööraselt võimas potentsiaal kas või selle sama startup kogukonna näol ja mitmed teised ettevõtted ka, kes on juba traditsioonilisemad, eks.
et noh, sa viskasid siin nalja, et pangad nagu, või et inimesed lähevad pankadest ära, aga samas need pangad, kes suudavad ajaga kaasas käia, tegelikult on jätkuvalt väga edukad ja sellepärast need ongi kõik ilmselt LHV kliendid siin seina peal, eks ole, ja samamoodi ilmselt ka kindlustusega, et kui sektor nagu ei ole valmis muutuma, siis tulevadki nagu uued tegijad ja võtavadki selle turu ära, eks ole, et mis see, aga kui nüüd võtta see potentsiaal, mis meil on nagu erasektoris ja mis on siia need tähed seinale toonud ja mitmed inimesed siia lavale, et kuidas me seda rakendame siis selleks, et nüüd nagu e-riiki teha, et kas me teeme mingi häkatroni ja lepime kokku, et Siim kirjutab mingid tšekid välja ja nagu tõstab nagu raha nendele, kes selle siis paremad ideed on või mis see formaat võiks olla. Et ma arvan, et siin saalis on paljudel häid ideid, mis Eesti e-riigis võiks parem olla. Et kuhu aadressile nad selle nagu idee saadavad või kes selle pärast ellu viib? Alustame Siimust. No pressure. No ei olegi mingit suured, sest ma tegelikult usun, et ma mõneti proovisin enne seda sama juba nagu öelda või vastata, nagu, et mõte nagu ongi, et luua pinnas, et saaks esile tulla, et häkatoni teeme ka, nõus. Kevadel on järgmine. Aga ma hakkan korras kinni, sorry, ma ei lähe üldse su küsimusega kaasa. Et lihtsalt sellest Kasela mõttest, et depolitiseerida. Et näed sa, et see päriselt on mingi maani enam tehtav nagu. Ja ma küsin su käest just seda mineviku kogemust. Et vaata, toona sa ehitatud nagu mingis mõttes tehnilisi blokke, vundamendi tükke, mis olemuselt muidugi ei ole nagu poliitilise reformi teema. Kui sa täna vaatad nagu siis suuresti selleks, et viia näiteks mingi teenuse kasutaja kogemus järgmisel levelile, sa võid selle teenuse protsessi ringi ehitama. Ebavajalikud sammud vahelt ära võtma muuta, mis on sisuliselt nagu poliitiline reform, mis sa teed, eks. Et kas sa saad päris lõpuni ikka sellest nagu valemist välja võtta, et kui ma tahan jutuga tüürida, on nüüd siis see, et tõesti, et ma olen väga nõus, et siin ei ole mõtet mingit vastandamist teha, et okei, ma räägin ametnike poolt enam fine, aga ametnikud, ettevõtjad, poliitikud, see on paratamatu ühispingutus. Ja, aga ma mäletan, et Eestil oli kunagi, kus selline peaminister on ju, ta ütles, et Eestil pole vaja enam suurt narratiivi. Et juhtumist istub mu kõrval siin. Ja see oli ka viimane peaminister, kellel tegelikult see narratiiv oli, eks? Mis oli minu meelest nagu kõige halvem asi, mida sa mäletame, siis on vist õige sotsiaalmeedia olemas, et ma ikka nagu kritiseerisin siin. Et mis ongi nagu, ja minu meelest see on hea, sellest oligi, sellest hakkas peale, et kuna meil pole suurt narratiivi, siis järelikult me peame selle narratiivi ise tekitama. Ma tuletan ka meelde, et ega nüüd Eestis ei ole siis kogu aeg on mingi niisugune nagu õitseng ja lillepidu on, et Eestis on olnud ka nagu igasuguseid valitsusi ja poliitilist juhtimist, mis pole üldse olnud nagu soodustav selle poole peale. Et kui ikkagi tol ajal nagu prooviti need asju teha, mida nagu Taavi ütles, et miks Kotka siis, et miks asjad nii hästi tegid, et insenerid ehitasid. On ju. Ja siis ongi nagu see, et kas me nüüd ootame, et tuleb valgustatud monarh, kes siis tahab saada oma Wikipedia artiklist, et mina alustasin Eestis on ju tiigrihüpplejaga sellega, või me teeme selle ise ära, las keegi teine võtab need loorberid. Ja täiesti nagu piisab sellest. Et selles mõttes need ongi tegelikult mitte poliitilised nagu protsessid ja me peaksime need täpselt niimoodi ka nagu serveerima. Ja nad lihtsalt nagu see, ja lõppude lõpuks on see, et nagu parim teenus võidab. See on nagu minu meelest nagu, pole vahet, kas see on nagu riik või see on, vaatame, Maksuamet on minu meelest nagu super hea nagu näide seda loo. Ja seal, kus on, sinna tuleb nagu juurde, on ju. Et ma ei näe, et selles mõttes, et poliitikud saaksid palju asju ära rikkuda, vastupidi, et me oleme täna ise nii ettevõtlikud, see on meie riik, me võime ise need asjad nagu niimoodi ära teha, et kui me suudame siin niimoodi skaleerida nagu ettevõtteid on ju mingitesse tuhandetesse nagu töötajatesse paari aastaga, no kuulge, Eesti Vabariigi nagu mingite teenuste ärategemine on suhteliselt köki-mekki selle kõrval. Aga ma katsun öelda tagasi nüüd ka, sorry, et see narratiivi jutt oli tegelikult see, mida ma lootsin, et sa enam-vähem tooma hakkad. Et kui mina viskaks nagu palju õhkusa küsida, et kuidas saab nagu siis nagu ikkagi järgmise levelile viia, et siis see, mida mina tahaks uskuda isiklikult on, et me ikkagi päriselt viime ellu selle vana unistuse, et Eesti kui nagu katselava või nagu katsekeskkond. Et see on see koht, kuhu meie enda ägedad tüübid ehitavad asju püsti selleks, et maailmas midagi uut katsetada, väljast tullakse tegema. Me enda mina vaatan nagu see, mis ma rääksin liivakastidest ja muust, me pakume sellest ka tehnilist nagu alust, andmetest kuni nagu mingite tööriistadeni ja kui vaja, siis ka me tegelikult ikkagi kiiremini kui täna teeme vastavad kas või nagu õigusmuudatused ära, et saaks tulla, on see nagu isesõitev auto või juhtiv auto või on see näiteks nagu tervisevaldkonnas nagu meditsiinigigant tuleb meie terviseloo peale midagi päriselt proovima. Et hästi palju sellist nagu surkimist ja unistust on meil alati olnud. Jutt Eestis kui katselavast on ju igivana enam-vähem.
aga päriselt kas seda me igal teeme, sammul kas nagu... me teeme praegu midagi selleks, et me oleks seda? No, ma tahangi nagu öelda, et ma näen, et me nagu päris palju nagu astume erinevates kohtades samme, digiriigi keskse eestvedaja meie see MKM-is samamoodi, aga et me lepime kokku, et see ongi päriselt, mida me teeme ja me elame igas valdkonnas selle nimel. Ma võin siinkohal, tegelikult ju neid asju tehakse, et siin ongi küsimus, et kui hästi neid nagu tähele panna, et kui võttagi sama see jagamismajanduse nii-öelda regulatsioon, mida ju Eesti oli Euroopas üks esimesi, kes selle kehtestas, siis tegelikult nüüd olles käinud ka mitmetes riikides, kus on see lahendatud üht või teistpidi, on näha, et mingites kohtades me olemegi nii-öelda jõudnud teatud probleemideni, mida me võime põhimõtteliselt ette ennustada, et mingi aja pärast jõuavad ka teised riigid sinna. Me oma väikse ettevõttega võtsime ühest neist sabast kinni ja nüüd vaatame, kas me suudame seda probleemi tegelikult siin täpselt nii-öelda ära sandboxides või ära nagu testides tegelikult ennetada, kui see probleem jõuab koosadasse teistesse kohtadesse. See on üks asi. Aga tulles tagasi selle, et rääkida tõesti sellisest nii-öelda digiteenuste nii-öelda sandbox imisest või tekitada siin selle katsepolügooni, siis tegelikult me jõuame jälle samasse kohta, olles ise, kui ma olin Swedis, vaatasime, mis on siin näiteks mobiili penetratsioon ja mis on siin need asjad, et tegelikult mitmed tehnoloogiad, mis oleks siis nii-öelda meie väiksel 1,3 populatsioonil oleks vaja, et oleks teatud tasemel, tegelikult me olime oluliselt maas juba väga paljudest riikidest, just kui võtta nagu massis. Et küsimus on see, et reaalselt, et asju testida, siis on mingid asjad peavad olema jõudma järgi. Ma ei tea, kas on seda on tõenäoliselt riigil raske lahendada, aga tegelikult see on osaliselt see üks asi, kuhu jõuame varem hiljem. Ma ei oska nagu midagi kritiseerida, et minu meelest riigi poolt ja ametnike poolt on kõik väga hästi. Ja ma võin lihtsa näite tuua, et me oleme LHV-s näinud 2 aastat vaeva selle nimel, et panna püsti Londonis oma kontor, teha filiaal ja liituda naelamaksete süsteemiga. Ja kui me selle kõik olime ära teinud, tehniliselt me oleme selle süsteemiga liitunud, me võime neid makseid ise teha, aga siis leidis üks tubli Londoni advokaat, et talle ei meeldi üks lause Eesti krediidiasutuste seaduses ja ütles, et stopp, et teenus on, aga klientidele te seda pakkuda ei tohi, enne kui seaduses see punkt on muudetud. Ja selle peale ta mõtles, et okei, tüübid on nüüd paar aastat kadunud vähemalt, aga võta näpust, 2 kuud hiljem oli see muudatus tehtud tänu Rahandusministeeriumi tublidele ametnikele, et kõik on ikkagi toetavad, et kui Eesti ettevõte tahab midagi teha, et minu meelest see toetus riigi poolt on küll olemas, mina nagu muud ei ole kohanud. Aga vaataks siit nagu tulevikku, et kui selles mõttes selle jagamismajanduse regulatsiooni puhul ma olen väga nõus ja ma olen ka käinud sellistes riikides, kus seda ei ole ja see tekitab frustratsiooni, eks ole, nii nagu ka kõik teised riigid, kus me käime, kus ei ole digiallkirja. Ja on ka selliseid jaburaid olukordi, et kui sa lähed Dubai lennujaamalt, astud välja, lähed vasakule, satud Dubaisse, siis seal saad Uberi või Karimi, eks ole, ja lähed paremale Sharjah Emiraati, siis seal ei saa ja pead sularahas maksma taksos, et ongi nagu valgusaasta on vahet ja tegelikult nagu linn vahepeal ei lõppegi, eks, et täiesti koomilist olukorrad. Samamoodi isejuhtivad kõikvõimalike masinatega, alustades postirobotitest ja lõpetades autodega, et kas see on nüüd piisav või mis on see nagu next asi, mida me tegelikult siin ootame, et päevalpuks me kõik teame, et meie poegadel ja tütardel ei ole ilmselt mõtet bussijuhiks õppida, sellepärast et varem või hiljem need bussid sõidavad ilma juhita, et mis on see koht, kus me praegu võiksime nagu ikkagi nagu seadusruumi veel nagu paremaks muuta selleks, et Eesti oleks nagu ka tulevikus seal esirinnas. Ja lihtsalt üks väike repliik Indrekul, et tegelikult on nagu mõlemad pidi väga häid näiteid, et on ka neid kohti, kus on poliitikud osaliselt olnud vingetes e-riigi asjades otseselt, et kas või näiteks e-valimised oli otseselt ühe poliitiku idee aastal 2000 ja ka näiteks
ma arvan, et kui oleks nagu natuke pidurim siseminister olnud, siis ta oleks pidanud tegelikult normaalne siseminister oleks ilmselt tegelikult nagu e-residentsuse ära tapnud, sest see on nii riskantne asi, eks ole, või ütleme normaalne selles mõttes nagu klassikaline siseminister. Et sõltub selles mõttes, mõnes mõttes küll, aga ma ei tahtnud sellele ka sulle vastu vaielda. Ma tahtsin seda homset Postimehe, ma tean, et sina tahad rääkida sellest, kuidas sa palju reisid ja tood igast Dubaisi sisse, et mina tahan ikka rääkida nagu Eestist ja ignoreerin su teemat, aga ma tahtsin öelda, et kordan, et Eesti kõige edumeelsem ja progressiivne osa ühiskonnast on Eesti ametkond. Sellepärast, et ka meie kõik oleme osa süvariik. Sest see Eesti riik on täna väga suures osas mul siin samas sees. Me kõik oleme osa sellest nagu riigist. Et see on nagu, me peame lihtsalt seda hästi oma tegudega ignoreerima seda vale narratiivi tõesti, et on mingi ametkond ja siis on mingid muud inimesed. Siin ongi nagu 1,3 miljonit elanikku, kes täidavad ka riigi nagu funktsioone. Ja see on minu meelest on see, kuhu me nagu, me peame olema nagu nendes sõnades, mida me nagu kasutame, kuhu me läheme. Ei, ma arvan, miks mitte, bussijuht on väga lahele, kui sa võid olla bussijuht ja samal ajal see buss sõidab. Sina näiteks kirjutad novelli, sest sa kodus ei saa seda kirjutada. Et me ei tahaks kindlasti, et me hakkame nagu lahterdama nagu neid, ma ütlen, see parim nagu üks see seene, seal oligi seal Üksarvik, kus see Aadu teed seen ja minu meelest Rain tegi väga õieti, et kui me võrdleme nüüd seda, mis see Markus on või kes oli see 5C seal, et kui me nagu, kes on nagu inimlik või milline karakter tahaks me rohkem nagu olla, siis ma arvan, et väga paljud ei taha olla sellised ampelmanid nagu see urbi mängiv siis Patagoonia vestis 5C oli, aga ma arvan, meie nagu DNA on sellele Aadule ja see Aadu ei ole midagi nagu negatiivset. Bussijuht on nagu väga äge nagu tegelikult, et see mõttes ma ütlen, me ise nagu ajame seda narratiivi ka nagu edasi, et me ei saa nagu siis lõpuks minna siia, et me Telliskivil ehitame müüri ümber, laseme ainult sisse hipsterid, et see ongi Eesti edu. Ja minu sellest ma ütlen, et miks ma toon kogu aeg neid rohkem reisivaid ja varakamaid sõpru, et miks nad tagasi tulevad siia. Et loomulikult on Hampton siis väga äge elada, kui sa tahad läbi käia ainult samasuguste inimestega elada müüri taga. Aga ainult üks riik, kus tõesti vabalt võid lasta vähemalt oma lapsed koolil midagi teha, on nagu Eesti. Et see on nagu mega suur nagu privileeg. Ja see tuleb täpselt sama, ma tahan tagasi, et kõik need teenused ja muud asjad, et ärme oota, et keegi teine midagi nagu teeb. Et minu meelest oli väga hea, et sa ütlesid, et ei ole suurt narratiivi, poliitikud ei tegele sellega, poliitikud on ka inimesed, meie tegeleme sellega. Et, ja just see integreerimise osa, mis on ütelda, et meil on, riik on appi kätte olnud, ehitage kõike, siin on mitte midagi ei ole nagu vaja nagu puudu. Kuule, aga võtame siis mees sõnast, et mis on see e-lahendus, mille sa siis nüüd oma kätega valmis teed? Ei, meil on ma teist ka rääkima, aga ei, ma arvan, et see sama, mis me kõigi Eestiga nagu olemegi nagu mõelnud, et ma loodan, et ta on nagu selgelt nagu elujõudu, et ma arvan, et igaüks hakkab oma väiksest nurgast nagu peale, et täna ma isegi ei näe, et me peaksime tulema kusagil suure platsi peale kokku ja mõtlema, et mis on siis see järgmine suur asi, millega me maailma nagu pikali lööme, et teeks nii, et siin on hea elada. Ja ma arvan, et otsedemokraatia. Soovib keegi vaielda või takka kiita. Ma ütleks nagu, nii palju kui te mõtlete, et ma ütleks nagu selles mõttes nagu teistpidi, et jällegi nendes riikides, kus e-valitsust ei ole või e-riik nagu päriselt ei toimi, ei ole see olnud tehnoloogiline probleem, sest tihti need riigid on meist palju rikkamad, palju mitmes mõttes nagu kaugele jõudnumad nagu just oma traditsioonilise arengu mõttes, aga seda ei ole. Ja ma väidan, et see on selle tõttu, et poliitikutel ei ole, ja nüüd kasutame viisakat sõna, siis julgust, et seda teha. Et on ka nagu selliseid näiteid väga palju, et tegelikult on see, või siis ütleme teistpidi, et ka ametnikel ei ole seda innovaatilist meelt piisavalt, et on ka nagu selline vaade, et tegelikult ikkagi keegi peab seda ju eest vedama. Ja iseenesest, öelge üks näide Eestis, mis on nagu päris iseenesest sündinud, et nagu väga palju ei ole sellist asju. Ei taha sulle näidet tuua, aga lihtsalt, et sel teemal jätkata, et on ühte lolli nalja võib ka teha. Et loll nalja on tavaliselt see, et kui sa vaatad korrelatsiooni, kui palju on mõne riigi administratsioonis juriste palgal, eriti juhtivatel kohtadel ametnikuna hulgas, siis see on pöördvõrdelisest seoses sellega, kui palju e-valitsus olenenud on.
et noh, meil on selles mõttes nagu seal võib-olla ka natuke muutus vahel ja ongi, et inimeste silmavaade on teine. aga ma pean ütlema, et see paneel on liiga nagu ametnike kiitmiseks läinud. Et sa küsisid, et noh, mis võiks nagu teistmoodi olla, et noh, mina tunnetan ühte nagu kohta veel, et kui nagu järgi mõelda, et meil on parema sõna puudumisel, meil on selline ettevaatlikkus või ka konservatiivsus andmete ümber selgelt kasvamas. Noh, see on nagu väga oluline muutus nagu keskkonnas. Ja kui sa küsid, mida nagu muuta, siis täna mulle tundub, et noh, see mingis mõttes see kokkulepe, et noh, kuidas me saame ikkagi nagu andmeid edasi rohkem jagada, kasutada, võib-olla ka riigi erinevate otsuste tegemiseks teisel eesmärgil rohkem kasutusele võtta, ettevõtetele ka kättesaadavaks mingil nagu ohutul tehnilisel moel teha. Ehk et noh, see on see koht, kui me siin nagu varakult ette ei mõtle ja seda juga nagu ei juhi, siis võib hakata nagu kruvis rohkem kinni minema. Ja noh, seda on näha mitte ainult nagu GDPR-i või nagu Euroopa reeglite tõttu, mis on väga vajalikud reeglid, aga lihtsalt, et noh, see suhtumine on läinud konservatiivsemaks ja murekohad võib-olla nagu rohkem, mis iganes ideoloogiliselt või muidu üles kiritud. Et ühesõnaga, jutu mõte on see, et nagu see ei vaja õigusruumi muutmist minu arvates, aga just, et me tegelikult lepime mingis mõttes nagu tõlgendused kokku. Ja noh, see on üks koht, kus vaatame, kas meil järgmise poole aasta või aastaga õnnestub nagu mõned ettepanekud välja tuua. Ehk siis kohe jõuame, et ehk siis big data kasutamisele töötab vastu see trend, mis maailmas vääramatult on, et me peame andmekaitsega tegelema ja isikuandmetega. Ja samas tegelikult ka näiteks e-residentsusele mõneti töötab vastu see, mis toimub näiteks rahapesu vastaste. Suurandmetele, masinaõppele, proaktiivsele teenuse, isegi kus nagu suurandmeid ei ole, nagu lihtsalt kas ma võin ühest faktist hakata juba kodanikule mingit raha näiteks nagu saatma, et noh, seda laadi nagu teenuste kasutamises on seda konservatiivsust tunnetada. Põhimõtteliselt võib öelda, et täna on üks oluline probleem kogu digi siis nii-öelda online keskkonnas on ju identiteet, on ju. Et noh, reaalsus on see, et väga paljudes kohtades, väga paljud lahendused, on see siis on Facebook või on see siis pank või on see mis iganes, nemad kõik üritavad identifitseerida seda inimest, kes siis see klient on ja tegelikult sealt ei ole võtnud ükski riik endale väga selget siis nii-öelda rolli nii-öelda digimaailmas. Ehk siis seda rolli sisuliselt on täna võtnud üle nii kas siis Google või on võtnud üle Facebook või on võtnud üle siis erinevad need nii-öelda audentijad, kes tulevad uue nii-öelda infrastruktuuriga. See on üks koht, mis on vaja leida raudset lahendust ja seal ongi pigem küsimus, et kas seda teeb eraettevõte või seda teeb riik või kes selle rolli nagu võtab. See on üks alustala, et kogu see andmemaailm tegelikult hakkaks nagu edukalt toimima, sest noh, reaalsus on, et kõigi loomulikult nii pankade kui Google'ite huvides on see, et neil on hästi palju andmeid inimese kohta. Inimene, tal on endal kõik asjad kättesaadavad, aga sa ei saa mitte mõmmigi aru, mis tema andmetega ta saaks peal hakata. Ja noh, küsimus ongi, et järgmine mäng toimubki seal, et kes suudab inimesele paremini ära tõlkida ja pakkuda häid teenuseid, on ju tema andmetest tuleneva nii-öelda siis mustri põhjal. Ja seal see põhiline küsimus ongi see, et kes siis on lõpuks see, kes aitab seal luua siis sellist head turvalist keskkonda, kas see on see riik, kes siis aitab turvaliselt minu andmeid kuskilt ka liigutada, kas see on siis nii-öelda, on see siis mingi eraettevõte või kolmas või neljas, et noh, sealt kindlasti on näha, et kus on võimalik riigil luua hea infrastruktuur. Jah, siin tegelikult oli vilksamisi juba juttu ka sellest, et see digi-ID tegelikult ei olnud ju Eesti riigi asi ainult. See oli koostöös telkode ja pankadega. Ja see ei oleks sündinud ka ainuüksi selle kaardi ja kogu selle sertifitseerimiskeskuse ja kõik, mis selle võimalikuks teeb, see ei oleks sündinud, kui oleks riik olnud seal üksinda. Ja samamoodi vist Indrek või enne mainis, et see ei olnud nii, et kohe hakkasime kõik kasutama seda, et need, kes võib-olla nii hästi 2000. aastate algust ei mäleta, siis tegelikult alguses kasutasid seda ikkagi sellised erilised entusiastid ja siis ma arvan, et see oli umbes 2005 või 2006 olid pangad need, kes tegelikult ütlesid, et unustage ära need koodikaardid, hakkame nüüd siis digi-ID-d või siis ID-kaarti toona, eks ole, hakkame seda siis kasutusele võtma. Ja see tegelikult oli see, mis selle murrangu tegi, see sama murrangu, mida maailmas pole mitte kuskil. Ma Siim oskab võib-olla öelda, et kas on jätkuvalt nii, et eestlased allkirjastavad digitaalselt rohkem kogu maailm kokku, eks? Peaks olema küll, sest eriti e-residentide abiga ka. Aga allkirjastanud moel, mida meie peame allkirjastamiseks. Just digiallkirja, sellepärast, et kui kõik teised riigid räägivad ka, et meil on ka digiallkirja, meil on ka ID-kaart, eks, ja siis ütled, kuulge, sorry, et meil on 1,3 miljonit, me allkirjastame rohkem kõik maailm kokku. Et midagi peab kuskil valesti olema tegelikult, või siis meil väga õigesti.
lihtsalt, mis ma tahtsin öelda, mis selles mõttes nagu selle koostööd ei saa alatähtsustada ja sa tõid nagu selle alguse näite, noh, me täna näeme ka, et isegi kui vahepeal on koostöö nagu lonkama hakanud, siis nagu rasketel hetkedel me tuleme kokku, et noh, siin ma nagu hüppan tagasi korraks see 2017 sügisesse, kui meil oli, eks ole, ID-kaardi haavatavuse oht ja kus väga selgelt nagu kella ei vaadatud, raha nagu ei loetud, nagu tuldi kokku, põhimõtteliselt nagu öeldi, et meil on asi ära vaja lahendada, on ju, ja tehti asi ära. Aga noh, ma küsin see mõtte veel nagu laiemaks, et üks on nagu siis tõesti eraettevõtted, pangad, muud, telkod, riik panevad õlad kokku, aga noh, see läheb palju nagu laiemaks ja sellest ikkagi ma jauran seda mõtet, et me peame nagu maksimaalselt andma võimalust. XD, võtame teise, selline suur nagu vana alustala. XD on põhimõtteliselt üks magistritöö oma originaalis, millest siis läks nagu kogu muu nagu asi nagu veerema. Et noh, neid asju tuleb kust iganes. Mäletad sa, kes seda kirjutas? Arne Ansper. Ma tahtsin lisada seda, et isegi kui mingisugused uued lahendused tulevad, siis mina ei kardaks sellist sunniviisilist rakendamist, et tulebki öelda, et jah, see ongi nüüd uus viis, kuidas asju teha või kuidas asju ajada, et ma ei tea, et tuludeklaratsiooni esitades, no mina ei tea, kus maksuamet on, pole nagu võimalik kuhugi minna või kui on e-parkimine, siis põhimõtteliselt ei panegi neid poste ülesse, kus saaks raha või kaardiga maksta. Või kui panka teha, siis ei teegi kontoreid, ei ole vaja, et inimesed harjuvad teistmoodi neid teenuseid kasutama. Või kui kindlustus teed, siis ei tee ka kontoreid. Vedas me just väga hea, et Erki andis mulle võimaluse, et me siiski pihti ühes, ma tahaks teha pivoti siin jutus. Et oma eelmise asja, et siiski ärme unusta, kaamera ei näe, aga siiski tegemist on ju ühe poliitilise erakonna promoüritusega, et ärme unusta ära oma täna õhtuseid lahked kaetud on uhke laud taga. Võib-olla kaamera korra näitab seda, aga mis ma tegelikult tahtsin öelda, et ongi Eesti riiki on tehtud nagu häkatoni, mis loomulikult annab nagu tulemusi ja on siis mõned sellised nagu strateegilised teemad, nagu oli see ID-kaart ja kõik, see tegelikult oligi mingi käputäis tüüpi, kes see tegi. Ütleme, häkaton on ära olnud, startup on palju, et kuidas on seda firmat ehitada. Ja kui me räägime, et mis järgmine siis see edulugu Eesti saaks nüüd olla, et noh, kui me vaatame tõesti, mida Eesti võiks nagu globaalselt anda, sest noh, meil on oluliselt tähtsam see, mida teised arvavad meist, mitte meie. On see, et kui me natuke, me saame aru ka, et miks praegu nagu nii meil kui mujal tunduvad asjad on kergelt pekkis, on ju siis see, et kuidas siis ühiskonda juhitakse. Ja siin on tõesti see, et häkaton ära, et kuidas me nüüd läheme, et see startup saaks firma, peaks olema siiski mingi strateegiline juhtimine. See tähendab seda, et poliitiline juhtimine peab minema mingile teisele tasandile. Ja näiteks ka väike startup vihje näiteks Reformierakonnal on ju, et ta võiks olla näiteks nagu kõige innovaatilisem erakond üldse. Et kasutada täiesti nagu teisi meetodeid, kuidas oma inimesi kaasata. Mida ma ütlesin selle otsedemokraatia poole peal on see, et nii kaua, kui meil tegelikult nagu strateegilist juhtimist ei teosta inimesed, kes on selleks võimelised või kui me see strateegia selle kokku leppinud, on siiski meil selline nagu osakondade vaheline võitlus. Ja siis me kunagi ei kasva nagu kuuliks. Ja see minu meelest ainukene asi, mis täna tegelikult nagu, sest ütleme, Eestis ei ole heade ideede puudus, kuhu nad vastu põrkavad täna tegelikult on see, sest miks ma ütlesin depolitiseerimine on see. Aga ma arvan, et mõtlen välja, kuidas oleks võimalik riiki juhtida 21. sajandil. Ei no jah, disruption, mis iganes, aga ma arvan, et see hakkas, ütleme, et ma ei mõtle see, et parteid on pahad, on ju, või ütleme, et või me peaksime ainult minema puhtalt nagu mingite kallupite peale, aga parteid võiksid jääda tulevikus, mul ei ole vastu midagi, aga ma arvan, et täna ju tegelikult probleem on sees, et demokraatlikke ühiskondi juhitakse läbi kõige ebademokraatlikult juhitud institutsioonide, kes siis esindavad demokraatiat. Et kui keegi tahab teada, kuidas parteidide sees selle rankingute ja muude asjade tegemine, siis ma hea meelega tuleks lava pealt ära ja annaks Jürile ja kõigile annaks mikrofonid, et if you want to fix it, we have to know how to fix it. Jah, eks see on hoopis eraldi teema, et me täna siin neid poliitikateemasid ei jõuagi ilmselt lahata, aga Edi. Ma ütleks ühe kommentaari vahele. Pigem on küsimus, et mis asjad võiks nagu siis depolitiseerida või tegelikult üldse võib-olla ongi küsimus, et kus on vaja üldse nii-öelda seda poliitilist layerit, et võib-olla see jääb järjest õhukesemaks.
milles ma olen Indrekuga ja nüüd ma palun, et pange ennast valmis, et kohe saate kas küsida või kommenteerida ükskõik mis teemale, ma tulen mikrofoniga teie juurde, aga milles ma olen Indrekuga väga nõus, on see, et ega ainult kallupitega ka riiki juhtida ei saa või ükskõik mida juhtida, sellepärast et igal juhul nii ettevõttes kui ka riigis meil on mingid nii-öelda ettevalmistustasemed ja teemadesse mineku süvatasemed, et kui me teeksime kallupiga, juhiksime riiki, siis ilmselt oleks nagu populistide toetus 90 kanti, sest alati on lihtsaid lahendusi. 90 kanti, mitte 90 kanti. Et kui ainult kallupitega teha, nii nagu sa ütlesid. Aga kas on saalist keegi, kes esimesena, no nii, ma tulen mikrofoniga siia Andrese juurde. Tutvusta ennast. Jaa, Andres Sutt, ma olen siis ka nüüd selles poliitilises kogumis. Et väga hea diskussioon ja nüüd ma mõtlen natuke valjult 3 teemal ja äkki tuleb sealt mõni küsimus ka. Et ma arvan, üks nagu suur küsimus minu jaoks on see, et kui suur on meie ühiskonna muutumisvalmidus täna. Et tahapoole vaadates on ta alati olemas olnud. Täna ei ole enam päris kindel, et kui palju see võib-olla on meid tagasi hoidnud sihukeste suuremate, julgemate ideede katsetamisel ja suuremate riskide võtmisel. Ma arvan, et me oleme muutunud täna palju riskikartlikumaks, kui me olime 5, 10, 15 aastat tagasi. Et see on nagu 1. 2. Erki rääkis minu meelest väga hästi kasutaja vaatest, mis puudutab siis erinevaid riigi lahendusi, jällegi kasutaja mõttes ja mul selles mõttes 100% nõus. Vahepeal ma olin Eestist ära, vaatasin seal ka ikka, jõuti järgi asjadega ja siis ma olin tagasi ja siis vaatan, et kõik see nagu visuaal on enam-vähem sama, mis ta oli. Nüüd on juba aeg-ajalt asjad muutunud, aga et kui palju me nüüd nagu ka siin tegelikult täna, kui te mõtlete, rääkisite te tehnoloogia võtmes versus kliendivaate võtmes. Ja ma arvan, et siin oli nagu päris palju ka niisugust tehnoloogia vaadet, et mis on tehnoloogiliselt hea asi, aga kas klient seda päriselt tahab või vajab, et ma arvan, see on tegelikult see võti. Ja 3. asi, see suurepärane sein seal. Kui ma õigesti aru saan, siis kõikide nende ettevõtete asutajate taga on vähemalt üks inimene, kes on eestlane või Eestiga seotud. Ma arvan, et see suur võtmeküsimus on see, et kui me 5 või 10 aasta pärast oleme siin, et see geograafia ei ole ainult Eestiga seotud inimesed, sest siis me saame päriselt ka suureks kasvada. Vot, nüüd sai kõik otsa. Ma vist jäin seda seina vaatama, kohe on meil järgmised mikrofonid juba jagatud, aga ma vaatan, siin on vähemalt üks ettevõte, mille on asutanud prantslased, aga kes on ka väga Eesti prantslased, nii et võib-olla on neid teisi veel. Muidugi, väga hea on. Ja siis on siin, ma arvan, aga jah, siin on tõesti, loomulikult on siin lõviosas loomulikult eestlast asutatud. Nii, ole. Tere, mina olen Merilin Lukk, Startup Viisa projektijuht Startup Estonias. Mul on väga hea meel, et see teema tuli selle jutu lõpust, et me väga täpselt jälgime statistikat, kes on meil eestlasest asutajad, kes on välismaalt tulnud asutajad, et täna me saame öelda, et 650 startupist 20% või rohkem on tegelikult Startup Viisaga asutatud ettevõtted. Et me juba liigume selles suunas, aga tegelikult see ei olnud see, millest ma tahtsin rääkida, et ma tahtsin minna Indreku mõtte juurde tagasi, kuidas Hamptonsis on tore olla, aga tegelikult Eestis on palju mugavam elada, et tegelikult need 20%, kes on founderid või siis kõik need 2000 inimest, kes peaaegu 3 aasta jooksul on tulnud Eestisse, kas siis nendesse firmadesse tööle või oma firmaga siia, nad ütlevadki, et okei, kõik see kõrgtehnoloogiline, see on lihtsalt üks vahend, kuidas oma äri teha. Aga see, kui sa tuled Türgist või Venemaalt, Ukrainast, Brasiiliast oma äriga siia või siia tööle, siis sa saadki keskenduda rohkem sellele, sa saad keskenduda rohkem endale, ehk siis sa saad elada paremini siin ja ma arvan, et tegelikult kõrgtehnoloogiaga me peame tegelema absoluutselt, aga me peame kindlasti selles mõttes seda infrastruktuuri parandama, mis me neile pakume, kes siia tulevad. Sest tegelikult me teame, et on probleeme perearstidega, on probleeme riigiasutustega, kus kas või selline lihtne asi nagu inglise ja venekeelsed tõlked on nagu maha jäänud, et natukene inimese kesksemaks tagasi minna, paar sammu tagasi sellest kõrgtehnoloogiast, et teeme need asjad, põhilised asjad täiesti korda, peatuks. Ja siis paralleelselt mõtleme ka uutele edulugudele. Minu nimi Erki Keldo Riigikogus siis ja
Minu küsimus on ajendatud tegelikult Indreku sõnasabast kinnivõtmisel seesama teema, mis sa arutasid, et kui me tahame nagu saada või teha järgmist sammu, siis me tegelikult peame aru saama, kuidas me Eestis saame tänu sellele inimeste elu nii-öelda paremaks või mugavamaks teha. Ja mulle tundub, nii-öelda kiitke kaasa või vaielge vastu ka Siimule mõtteks, et järgmine samm tegelikult mina näen võiks olla just nagu meie kohalikest omavalitsustest. Et kui me vaatame siin Telliskivis, kindlasti meil on väga palju häid ideid, inimesed tunnetavad hoopis teistmoodi, kui tunnetatakse Võrus või Kuressaares või Narvas. Ja kui ma vaatan nagu mingid teenused, mida saaks väga isikupõhiseks teha, on see kohalik transport, kohaliku omavalitsusega suhtlemine. Meil kohalike omavalitsuste kodulehed on umbes aastast 2005, ma ei tea, sama platvormi peale. Ja need nagu teenused on väga-väga nagu aeglased ja kui need üldse on olemas, et tegelikult sinna palju rohkem ressurssi panna, aga sinna panekul ressursis on vaja seda, et inimesed oskaks seda kasutada. Ehk see sama, mida Indrek ütleski tegelikult, et me peaksime enda inimesi järgi aitama õppida nii-öelda interneti kasutama, digiteenuseid kasutama, sest see kasutamise oskus on ikkagi paljudel seal sinna telefoni, see jääbki sinna taha tegelikult. Nad mitte kunagi nagu ei tule sellega kaasa, sellepärast, et neil endal puudub baasoskus neid teenuseid kasutada. Ma arvan, need on need 2 võtmemomenti, et me suudaks üle Eesti tegelikult inimesi hakata harjutama digiteenustega. Küsimusega küsib või? Ma tahaks vastata juba. Kohe saate käega märkada, kas keegi tahab kommenteerida midagi, mis siin öeldi? Kuna minu nime mainiti mitu korda, siis väga õige, sa harjud selle Riigikogu protseduuridega. Ja ei, mul on nagu Erkile, mis ta ütles, et jah, vabatahtlikkusel on nagu omad limiidid ja just see, et mingid asjad peavadki olema nagu kohustuslikud. Ja minu meelest me oleme just selles osas on nagu vaja nagu nii-öelda ütleme riigi tasandil seda muutust, et ma ütleks, et nagu mida Andres ütles ka, et muutumise, täna meie küsimus ei ole nagu muutumised, minu meelest peaks ka tõesti kasutama õiget sõnu, et kuidas asju teha nagu paremaks või mitte teha nagu teistmoodi, et see on nagu psühholoogiliselt, see mõjub inimesele väga nagu erinevalt, et ma ei oska öelda, kas see nagu oleme, et kui me küsime nagu inimeste käest, kas seda muutub konservatiivseks, siis tõenäoliselt nad nagu ütlevadki, et sulle, kuidas küsid, nii sa selle vastuse saad, on ju. Aga ma arvan, see nii-öelda kohalik tasand ja super oluline, et hakkad kui kogukonnas sellest osast nagu peale ja vaadata, et kuidas sa suudaksid nagu nendest kogukondlikest kooslustest ehk nendest startupidest skaleerida suurema osa ühiskonna peale neid positiivseid asju. Et üks asi, mis on näiteks meil Eesti startupide puhul häirib palju, et ma tulen sellist nagu vanast maailmast, Aadude maailmast, on ju, et kus kogu aeg oli niisugune ettevõtete liitmine ja kogu aeg käis nagu selle poole pealt. Et mida ma nagu näeks on seda, et me nagu rohkem, et mina näiteks tavalise inglinvestori strateegia on see, et viskan nagu 10 samasugusesse firmasse, vaatan, et äkki üks nendest õnnestub. On ju. Ma näen, et ei, et ma tahan investeerida sinna ühte, kus kõik on koos. Et ma arvan, see on see, et kuidas me suudame see kärg ehitada, mis mõttes see visuaalselt on nagu väga hea, et nad on kõik oma vahel natuke nagu seotud. Lisaks sellele, et seal igal on asutaja üks eestlane, ma võin öelda, et igas nendes firmas on tööl inimesi või ka asutades, kes on olnud vahepeal avalikus sektoris ja erasektoris ja muudes sektoris. See on palju olulisem, et kas nad on eestlased või mitte. Ma olen nagu, et kuidas me suudame skaleerida seda häkatoni nagu värki ja minna tõesti alt üles nii kaua, kui see ülevalt alla, see asi ei toimi. Ja see ülevalt alla asi ei hakkagi praegu toimima, kui me ei muuda seda, kuidas ühiskonna erinevad grupid saavad osaleda siis nii-öelda poliitilises võimus. Et me ei võta neid korke sealt välja täna veel on ju. Ja kui ütlen, et kui teie parteid sisemiselt ei reformi ennast, siis tõesti tuleb disruption ja tulevad mingid muud nagu jõud. Või siis toimub see, mis toimus praegu nagu ühe teise parteiga, mis lihtsalt hijackiti. Võib-olla lihtsalt kommentaar, me nüüd lähme muidugi väga kuidagi Aadude keskseks, et tegelikult olgem ausad, reaalsus on ju ikkagi see, et sa saad valida riigina, kas sa panustadki rohkem siis sellisesse nooremasse siis osaliselt generatsiooni, kes toobki välja täitsa suure laine, mis on nagu uus lähenemine asjadesse, või siis sa üritad nagu Aadut õpetada panema nii-öelda tegema mingisuguseid liigutusi, mis võib-olla tal ei ole seal, ma ei tea, kuskil Põlvas, metsa ääres ei ole talle tegelikult nagu väga
käsitöö võileibad tüübid, palju rohkem on aadud, et selles mõttes, et me ei saa tõmmata nagu piiri, selles mõttes, et tuleb... Ma ei tea, miks me räägime aadudest, et need, kes seda filmi on näinud, need teavad muidugi, et seal on ka Indrekut meenutav tegelaskuju täiesti olemas, aga need, kes ei ole näinud, siis jumala pärast minge vaatama, kui see veel kinos on ja kui ei ole, siis ostke DVD, et see ilma selleta on, ilma seda filmi nägemata ei ole teie pilt siis täiuslik. Ole hea, jätka. Kellel siin saalis on DVD mängija veel? Kas küsida? Nii, kas toon mikrofoni sinna või oli veel? Ja ole. Võtaks ka sabast näidake kinni. Käega, kui on huvilisi. Sa tahtsid tegelikult jätkata. Et paar asja, et Andrese nagu väljakutse, et kas seda muutumisvalmidust on. No ma ei tea, ma tahaks küll uskuda, et on muidu, ise seda tööd ei teeks, on ju. Aga ma ütleks nagu seda pidi juurde, et ilmselt on siin meil see ühine koht ja sulgus ka poliitilistel liidritel tegelikult seda nagu ikkagi õhkkonda hoida, et seda valmidust oleks. Ma hüppan korraks ühte riiki, kes Eestis ei kipu väga populaarne olema, aga on Singapur, et kus kõigi muud asjade kõrval minu jaoks on olnud üks nagu väga nagu huvitav joon, millest me ei ole kunagi lõpuni aru saanud. Et Singapuri riik tekkis eksistentsiaalse ohu pealt, põhimõtteliselt. Ja siiamaani, 50 aastat hiljem, me mõtlesin, et tegemist maailmaga rikkama riigiga nagu peaminister läheb lavale ja räägib sellest, kuidas nagu doomsday võib tulla. See tunnetus, et me peame kogu aeg muutuma, et suuta mängus püsida, on nii sügavalt sees ja kogu aeg kommunikeeritud. Meie mõttes isegi liiga palju. Ei saa ka nagu terrorit või nagu hirmu nagu rõhutada. Aga just see sama, et see ongi nagu ikkagi nagu uskumus rahvuslikult, et peabki muutuma, kogu aeg nagu olema valmis. Ja selles mõttes ma korraks nagu vaidlen sulle natuke vastu. Et me peame kindlasti see väljakutse väljakujunenud organisatsioonides, millega tänaseks Eesti riik üha rohkem nagu on see, kuidas hoida asjadest portfelli. Et sa teed baasi pidevalt paremaks, aga sa teadlikult panustad raha, aega, inimesi uue proovimisse. Et see on näiteks see jutt, millest me räägime ka alati nagu e-riigi ehitamise kolleegidega, et ongi, et meil on nii palju jama ja jura infoturbest ja nagu teenuse disainist ja kasutajakeskusest peale, mida me peame paremaks tegema, aga me peame leidma jõudu, et kogu aeg katsetada, sest muidu jääb kuskilt kohast nagu maha, eks ole. Väga nõus, ma kohe toon mikrofoni, kui kellelgi veel on, ma nägin seal taga, Mari-Liis tõstis kätt, et kui keegi veel tahab kommenteerida või küsida, andke tuld, aga kohe, et ma tassin lihtsalt, küsi ära, ajad mul mõtte sassi. See on klassikaline. Ja ma tegelikult, kõik need Erkivad see otsid, et kõik 50-60 aastased käivad sinu käest laenu küsimas on ju, et ma tegelikult ei tahaks küsida, et nagu me nagu alahindame... Mis intress on? Alahindame sellise keskseid institutsioone. Minu meelest on nagu väga hea, et alati, kui me tuleme tagasi, et miks Eestis nagu, meil on 3 teooriat, miks Eesti nagu on kõige edukam nendest olnud. Üks on see, et meil oli Hansapank, mis tegelikult pani paika hästi suurelt selle ärikultuuri ja ka see, et Rail Lõhmus siis hakkas investeerima IT-sse esimesena seal, kes on nagu pangaseriaali läinud, et reaalselt need olid kõik esimesed mehed sokkides, Andres Viisemann ja Rail Lõhmus, kes istusid mingit arutada. Teine oli see, et erastamisel me kasutasime Treuhandi mudelit ja meil ei saanud tekkida poliitilisi oligarhe. Ning kolmas oli see, et me küsisime hästi palju teistelt nagu nõu. Et sõna mõttes maailma nagu edumeelsemad tegelased tulid kõik selle kohale, sest kõik said siin katsetada oma asju. On nüüd Jeffrey Sachsid ja kõik muud on ju. Et need on 3 asja, nendest nüüd ma ütleksin, et üks asi nagu ei toimi. Nad poliitilises mõttes on see, et eestlased ei kipu enam kedagi kuulama, kuna me oleme kõige paremad. Eriti käib see nüüd poliitika kohta. Nüüd kapitali muudatused selgelt nagu tulevad, ütleme need 50-60 aastased tõenäoliselt ei võta enam laenu, et osta ettevõtteid. Kui me enda karjääris oli väga lahe näide, kus 75-aastane müüs oma ettevõtte 78-aastasele. Aga kahjuks müüs eestlane, ostis soomlane. Aga kolmas, ma tahaksin sinu küsida pankades, et kuidas sina nagu istudes seal tegelikult selle suure vereringe keskel ja pangad on siis nagu õige keskel, et mida sina näed, et mis Eestis tegelikult siis nagu toimub ja kas on nii halb või on nii hea ja kui sina oleksid peaminister, mis oleks need 3 asja, mida sina teeksid? No nii, sul on nüüd hea võimalus, Erki, no pressure. Tunne ennast vabalt. Oleks ma seda küsimust teadnud, ma poleks tulnudki siia. Mis tegelikult toimub. Ma ei oska seda nagu
paari sõnaga niimoodi kokku võtta, on ju, aga ma ikkagi ütleks, et väga palju sellist rikkust nagu on akumuleerunud ikkagi samade inimeste kätte, kus ta oli enne ja minu meelest see läheb nagu kogu aeg, see teravik läheb nagu järjest suuremaks, on ju. See ei ole mitte ainult meil siin, aga see on üle maailma üks imelik trend. Ja võib-olla see on kogu aeg niimoodi olnud, et oli ka 100 aastat tagasi või 400 aastat tagasi. Ma ei taha üldse küsimusele vastata. Tegelikult ma tahtsin ka öelda selle ühiskonna muutumise valmiduse kohta, et ühelt poolt võib jah öelda, et 20 aastat tagasi oli see suurem, aga võib-olla see on nagu mingi koridor või tunnel, et vaatad, et ees see asi läheb kokku, et uks läheb nagu lõpuks kinni ja taga on nagu jube palju ruumi, et sealt me ju tulime. Et see tunne on ilmselt kogu aeg ja võib-olla see uks lähebki nagu mõnes mõttes kogu aeg kinni, aga kui natuke pikem perspektiiv võtta, siis see tunne on ikka lõputult pikk. Et ma arvan, et see tunne, et meil ei ole enam sellist valmisolekut muutusteks, võis olla 10 aastat tagasi samasugune nagu täna on. Võib-olla 10 aasta pärast me mõtleme, et näed, et küll 2019 me olime ikka valmis igasuguseid uusi asju tegema. Et ma nagu ei usu, et see oleks väga suur probleem. Nii, Mari-Liis, ole. Ja Mari-Liis Kitter, minu nimi. Mul ei ole konkreetne küsimus võib-olla Eesti kohta otseselt, aga te olete siin digiühiskonnast rääkinud, et see on kõige alus, et meil on kõik nummerdatud ja kõik data on nagu teada, minu haiguslugu on teada ja kõik põhimõtteliselt on teada, mida ma söön, kui ma Bolti tellin ja kus ma sõidan, kui ma Bolti kasutan. Et kas tekib mingi hetk ka teie arvates, kus nende andmete peal on minul võimalik teenida? Et kui neid andmeid keegi kasutab, mitte siis Google, kõik nad ju kasutavad neid andmeid tegelikult praegu, et aga millal mul võiks olla võimalus teenida selle pealt? No nii, siin nüüd läks konkurentsiks. No, ma alustan siis kiiresti. Ehk siis mina ütleks kohe, et täna juba küsimus see, mida sa mõtled teenimise all, et kas sul on vaja sellest oma nii-öelda elatist teenida või tegelikult nii-öelda sa saad väärtust, on see siis odavama hinna suhtes mingi teenuse ostmisel või mingisugust teadmisi, ehk siis tegelikult seda väärtust juba on võimalik väga, väga kenasti täna genereerida. Meie täpselt sellega tegelikult täna tegeleme, et üritame just sinna kindlustusmaailma tuua sinu andmete põhjal, mis on tegelikult täiesti win-win-win, kui kellegi oleks huvi seda nii-öelda ka legacy firmades teha, et tegelikult kui me aitame sul ennustada, et sul on tõenäosus juhtuda mingi õnnetusel, me aitame sul seda ennetada, siis tegelikult kõik võidavad. Aga millegipärast see ärimudel pole ma siis täpselt hästi lihtsa näitega, et näiteks, et kas ei võiks tulevikus olla niimoodi, et hommikul ma ärkan oma telefoni on, ma ei tea, request AstraZenecalt, et kas sinu haiguslugu võib kasutada, et me saaksime mingisuguseid uuringuid teha? No täpselt sinna ta lähebki täna. Kui sa vaatad Google'i viimast patenti, siis on päris hirmus. Ja kujutage ette, kui palju kvaliteetsemaid otsuseid saaks teha nii riigi kui munitsipaalpoliitilisel tasemel, kui päriselt seda infot kasutatakse. Praegu me ehitame 40 miljoniga või selle ristmiku ja siis lähme ikka kõik samal ajal sinna ristmikule kokku, eks ole, et mõnus kokkutulek, et selle asemel, et nagu kasutada samu loogikaid, mida ma ei tea, Waze ja mitmed asjad kasutavad ja natuke nagu mõelda, et kust päriselt need liiklusvoolud läbi suruda, eks ole, või mis iganes muul viisil, et seda datat, mida me kogume, on ju ka poliitilises mõttes 1000 korda rohkem, kui me tegelikult kasutada oskame. Ma 2 asja tahaks lisada. Üks on see, et võib-olla see AstraZeneca poolt andmete küsimine on lihtsalt tänapäevane uuring e-teenusena. Et vanasti helistati või saadeti ankeet ja küsiti neid samu asju, mida täna küsitakse siis andmetena. Ja teine asi, et mis nende andmetega tehakse, et ega ma väga hästi ei tea, et jah, tavaklient võib mõelda, et näed, käisin poes, ostsin kaardiga 54 asja, et nüüd pank teab must kõike, on tegelikult ei tea, sellepärast, et see üks tehing oli miljonist sellel päeval toimunud tehingust üks, mille taga oli igal pool vähemalt 1 või 50 toodet, et kõiki neid asju, see on lihtsalt üks näide, et mille kohta on küsitud, et kas pank teab, mis ma teen, tegelikult ei tea, et meil puudub igasugune võimekus neid asju analüüsida sellisel keerukuse tasemel. Aga ma vastan korra nagu riigi vaatevinkest, AstraZeneca näide on väga näide. Me täna
ma ei saa tuua meie siis, aga ütleme, ülistan riigi, Sotsiaalministeerium, Riigi Infosüsteemi Amet, ehitame pilooti, täpselt sedasama, et järgmine sügis oleks võimalik äkki oma terviseandmetele anda ligipääsu ravimifirmale või teisele, kui sa tahad. Kas sa selle pealt teenid? See läheb täpselt nagu Heidi pointi, et ilmselt me ei ehita sellist süsteemi, kus sulle hakkab sellest mingi cash tulema või tiksuma nagu. Pigem, et see on selle nime, et pärast tuleks Eesti turul nagu mingi ravim rohkem saadaval, meil tuleb see innovatsiooniraha, kõike muud sellist on kauda sedapidi. Ja miks me ei tee seda, et sa ise raha teenida saad? Suure tõenäosusega esimene andmekoguja lüpsab su niimoodi ära, et sa saad nagu kõik andmeõigused ja siis on nagu läinud, on ju. Et me pigem ehitaks süsteemi, kus ei ole midagi sellist eksklusiivset niipidi, aga et sa saad kasu laiemalt. Ma ütleks ühe lause veel juurde just Siimo sellele, et tegelikult mis on sul endal olulisem, reaalsus on ju see, et täna, mis on inimeste suurim probleem, on see, et sina ei tea oma andmete kohta, sa ei tea tegelikult neid andmeid, mida Erki ütles, et neil ei ole, on ju. Et reaalsus tegelikult on see, et ma ei tea, ma tegin kunagi baka lõputöö niimoodi, et oli telko andmete pealt, võis öelda, et sa 90% tõenäosusega lahkud nende võrgust kuu aja pärast. See oli 2000 data põhjal. Nii et ma arvan, et ikka päris palju on võimalik täna datast välja lugeda, kui me räägime nüüd siin mõned aastad siin hiljem. Ehk siis tegelikult ma arvan, põhiline asi, mida inimestel on vaja, on täna aru saada ja teada seesama, et miks Google mulle siukseid reklaame näitab, nad muidugi ei taha seda sulle kindlasti ühegi ka GPRS-iga või mis iganes anda. Et see on see ja see on tegelikult see, et kui sina juba tead oma andmeid, sa saad esiteks ise palju targemaks tänu sellele enda kohta ja sa oskad ka küsida ja nõuda hoopis teisi asju nagu teenusepakkujatelt. No, selle baka töö kohta. See kuidagi ei kripeldama praegu, et ilmselt seal tahaks lugeda, aga ma arvan, et seal oli jube palju asja analüüsitud, aga lõpuks kui sisse vaadates oli 2-3 asja, mis määravad selle, et millal sa lahkud. Mudelite põhjal sul on võimalik vähendada teatud käitumismallidel, kes hakkab liikuma. Ja. Täpselt sama on ka see, kuidas pangad krediidianalüüse teevad, et jõle keerulised asjad on, aga lõpuks määrab ainult 3 asja. Kuule, aga see oli 2000 aasta data, täna mõned aastad edasi läinud. Mul on väga hea meel, et meil on nii hea paneel, et me isegi moderaatorit ei vaja, aga meil on üks küsimus siit saalist veel ja teine sealt eest, et siis, või kommentaar ja siis tuleme viimaste repliikide jaoks sinna ette tagasi. Aitäh. Ma olen Vlad ja ma olen see, kes töötab siin. Tegelikult ma olen hiljutine sisserändaja, sellepärast ma ei räägi väga hästi eesti keelt, aga ma olen natuke võimeline rääkima ja suhtlema ja sellest tegelikult ongi minu valu. Ja ma saan aru, et minusuguseid on väga vähe. Ja inimesed, kes tulevad siia töötama, nagu innovatsiooni tegema, nad ei ole motiveeritud keelt õppima, nad ei ole motiveeritud lõimuma meie kultuurisse. Ma juba ütlen meie kultuurist, aga ma ei ole tegelikult eestlane, ma olen Venemaalt. Ja ma saan aru, et peab olema mingi tasakaal. Kui me sunnime neid keelt õppima, siis nad lihtsalt ei tule. Aga kui nad tulevad siia, siis nad tunnevad endast hästi ja mugavalt inglise keelega. Ja kus peab olema tasakaal? Ma arvan, et keegi seda ei tea. See ei ole küsimus, on pigem kommentaar. Aitäh. Andres veel kord. Jaa, see oli ka väga hea kommentaar tegelikult, et ma arvan, see on ka mul endal ka korraks niimoodi käis see klikk, et okei, et me räägime siin startupi teemal ja me räägime sellisest suurest rahvusvahelist asjast, aga meil on siin, ei ole ühtegi väljapoolt Eestit esinejad paneelis, eks ole, et ükskõik, kas sa räägiks eesti või inglise keeles, et ma arvan, selles mõttes ei ole vahet, et lihtsalt 100 aastat tagasi, kuna Rahvusülikoolil oli just 100 aastat aastapäev, siis toonane rektor ütles seda, et ei ole vahet, mis keeles õpetatakse, ei ole vahet, mida õpetatakse, oluline on see, et see on teadus, mida õpetatakse. Et selles mõttes ma arvan, meil see nagu julgus mõelda suurelt peab olema samasugune, nagu ta oli 100 aastat tagasi. Aga nüüd, AstraZeneca, minu arust nagu super hea näide, et pikk sissejuhatus oli, vabandust, et mis see nagu äriidee seal meil taga on, et kas me müüme tunde või me soovime alati saada nende andmete kasutamise eest osa intellektuaalomandis? Jüri Kaljundi, et paar mõtet, mis mulle nagu kõlama jäi, mis mulle meeldisid, on ikkagi see kogu või kõigi Eesti kaasamine tegelikult, et
me räägime hästi palju nendest startupidest. See, et kui me nüüd selle startup rahva mingi 1,5% 3% saame ja nad teenivad hästi ja siis nad tellivad kohalikke teenuseid, nagu Nokia mudel, mina sellesse nagu väga hästi ei usu. Ja teine pool, millest me räägime hästi palju, on see, et kodaniku suhtlus riigiga ja kohaliku omavalitsusega. Et kui me mõtleme nüüd selle kohaliku mingi emmaste noore peale või Põlva mingi keskealise peale, siis startup seltskonnaga ta ei suhtle üldsegi ja ega ta selle kohaliku omavalitsuse ja riigiga ka ei suhtle. Ja kui nüüd vaadata meie selle startup ja IT seltskonna peale, siis ikkagi tohutult vähe viimased 15 aastat oleme me ehitanud teenuseid, mis aitaksid nendel kohalikel inimestel midagi õppida, oma elu muuta, midagi teistmoodi teha. Ja ma ei tea, et ongi see, et me lähemegi nagu seda välisraha taga ajama, sellega nagu nende jaoks mitte midagi ei muutu ja need teenused, mis kohalikule turul on tehtud, nad võib-olla peavad tänapäeval olema ikkagi mingil määral kuidagi niisugused sotsiaalsed teenused ja see küsimus ongi, et kes neid asju nagu teeb, et võib-olla osasid neid asju teevad inimesed, kes on nagu võib-olla oma ettevõtted maha müünud, on raha, annavad ühiskonnale tagasi, eks ju. Teine asi on nagu see, et me ei saa kõiki asju teha nagu startupilikult sellise MVP ja lean startupina, et me peame tegema midagi, millel me saame 3 või 6 kuud tulemuse. Et osad asjad elus võtavadki 5 või 10 aastat, meil on ikkagi mingeid pikaajalisi plaane vaja ja kus me nagu lepime omavahel kokku, et me kaasame 100 000 inimest midagi tegema, eks ju. Ja ma ei tea, mis need nagu tegelikult on, et tõenäoliselt midagi on see, et me peame revolutsioonilist midagi tegema näiteks kohalike inimeste nagu hariduse, koolituse poole peal, eks ju. Teeme Töötukassa koolituse hoopis teistmoodi, et toodamegi tohutult palju mingeid koolitusmaterjali, videosid, pushime neid hästi palju ja õpetame maaelanikele SEO turunduse, inglise keele ja programmise selgeks, eks ju. Et peaks midagi sellist asja teha ja meie häda ongi see, et võib-olla poliitikas väga arvkesi pusib, eks ju, ja siis ütleme, et koolita kogu maaelanikkond ära, et seda võib-olla nagu ei muutu. No nii, olemegi jõudnud sinnamaani, et aeg on viimasteks repliikideks. See, mida sa, Jüri, ütlesid, tegelikult kattus natukene ka selle Erki Keldo jutuga enne, et kuidas kõik need asjad, mida me teeme, et see ei ole ju mingi ühelt poolt, sina kasutasid startupi terminit, aga see ei ole ka tegelikult selleks, et me saaksime nagu kuskil välismaal särada või ägedad olla. Kuigi samas tuleb tunnistada, et see, et meil on maine, et Eesti on äge, see tegelikult, ma olen täiesti kindel, aitab ka täiesti traditsioonilistel äridel täiesti oma asju müüa, sellepärast et kõik me teame, et Šveits on Made in Switzerland on automaatselt hea, mis siis, et tegelikult meil, ma ei tea, särke ilmselt kellelgi ei ole Šveitsist ostetud, aga kui on särk, mis on Made in Switzerland, siis me eeldame, et see on hea, sellepärast et kellasid ja juustu oskavad teha, järelikult oskavad särke ka. Et see mulje niikuinii töötab ka, eks. Ja teine asi, mis ma sellest nagu arutelust nagu välja nopiksin ja rõhutaksin, on see, et kõik need e-asjad ei ole ju mingi nagu asi iseenesest, tegelikult kõik need hästi tööle hakanud e-asjad on tegelikult muutnud kõige tavalisemat elu, kõige tavalisemate inimeste jaoks kas lihtsamaks, vähem bürokraatlikumaks. Nagu Jüri ütles, aga me ei lähe tihti enam oma kohalikku omavalitsusse. Ja mina näiteks, hiljuti oli vaja ehitusluba taotleda, ei näinud ühtegi inimest selle käigus, välja arvatud arhitekti, kes mind aitas. Kõik asi käis digitaalselt ja ma olen väga rahul sellega, me ei tahagi minna sinna linnavalitsusse, ma seal ikka käin, eks ole. Et selles mõttes mõned kõige paremad tooted ja teenused, nii nagu nii Siim kui ka Taavi Kotka on tihti rõhutanud, on need, mida me ise ei tunnetagi ja digiretsept ja veel mitmed on just sellised, kus sa nagu ise nagu näpuga midagi nagu ei peagi nagu arvutit üldse puutuma, eks ole. Nii, aga teiega on nagu uskumatult äge, aga kahjuks meie aeg hakkab otsa saama, et ma annaks võimaluse kõikidele veel viimasteks repliikideks, et mis on see teie nii-öelda kokkuvõte nüüd nagu tulevikku vaatavalt, et mul on hea meel, et see paneel on olnud üsna optimistlik ja selline nagu konstruktiivne, et nagu kuidas me saame edasi minna, et kas on mingi selline veel nagu lõppasi, mida tahaksite kindlalt välja tuua ja rõhutada? Kes iganes soovib alustada? No ma lõpuks olen mikrofoni tagasi. Ei, ma tahtsin kiiresti öelda, ma tegelikult ütleks ühe kiiresti, et ma tegelikult näiteks arvan, et me peamegi, Eesti võikski olla ametlikult kakskeelne riik.
ja ma arvan, et paljud muutused hakkavad sellest peale, kui me lihtsalt vaatame nagu peeglisse ja aktsepteerime sellistele, kes me oleme. Näiteks minu jaoks on Karlsson palju positiivsem kangelane nagu Superman. Superman on suhteliselt rumal inimene, aga Karlsson aktsepteeris sellisel nagu ta oli, et niimoodi kergelt keskealine, ülekaaluline ja väga nagu sõbralik, et ma loodan vähemalt. Et kui ei mahu see, ja mõtelge näiteks, pange mind näiteks Supermani kostüümi, ma näeks suhteliselt ikkagi nagu naaruväärne välja. Üks poliitik üritas siin mõni valimised tagamisi. Ma arvangi, minu meelest Jüri ütles kõik need õiged asjad nagu ära, et me saame aru nendest kõige olulisemast asjadest elust, mis on tavaliselt on nähtamatud, mida võtame iseenesest mõistetena, on siis vabadus ja midagi muud, siis kui neid enam ei ole. Aga et nendest aru saada, võib-olla ongi vahetevahel tuleb nendest puudust tunda. Et siis me hakkame seda nagu hindama, et meil on tegelikult võib-olla liiga hästi asjad olnud. Ja seetõttu me oleme kergelt nagu ärritunud ja ärevuses, mis siis tegelikult nagu toimub, et tegelikult midagi väga hullu ei ole juhtunud. Kui tohib siia üks väike repliik, et mul on üks hea tuttav, kes elab praegu San Franciscos. Ja tema ise on üks Eesti kõige suuremaid e-riigi nagu eestkõnelejaid ja alati ka kõige nagu konstruktiivselt kriitilisemaid inimesi ja ma arvan, et enam aimate, kellest on jutt, et ta oli siin hiljuti ka president ja tema ütles ka seda täpselt sama, et kui sa lähed nagu Eestis, sa võid olla nagu nuriseda selle asjaga, teise asjaga, kolmanda asjaga ja ma arvan, et me peamegi nurisema, sest me peame paremaks saama. Aga kui sa lähed San Franciscosse ja proovid mingit teenust saada ja mõtled, kui kaua see seal aega võtab ja kui õnnetult see on korraldatud, eks ole, siis ja San Francisco ei ole mingi halb koht, et selles mõttes tegemist on ikkagi väga jõuka, väga arenenud, väga vinge kohaga ja kõikide startupide jaoks ilmselt nagu sellise mekalaadsega kohaga, eks ole, et selles mõttes järelikult ikkagi midagi on meil ikkagi väga hästi ka, nii et on positiivsed noote võimalik mängida küll. Ma võib-olla lihtsalt võtaks natuke kokku võib-olla paar mõtet, mis mina võtaks, või minu jaoks nagu on siin olulised, mis võib-olla kaasa tuleks, et üks on kindlasti siis meil ongi asjad tegelikult ju ikkagi suhteliselt hästi, et sellega ma arvan, me kõik siin saalis ja laval kõik on ju nõustunud. Pigem ongi, et kuidas sealt nagu edasi liikuda, mis on need järgmised olulised nii-öelda heas mõttes siis infrastruktuuri projektid, mida riik peaks tõesti jõuliselt pushima arendama ja mis on need asjad, mida on vaja nii-öelda heas mõttes lükata tuult välja ja nagu siin on ka mitu korda läbi käinud, et kuidas siis tegelikult proovida hoida nii-öelda see ühiskond arenemas võimalikult ühtlasena üht või teistpidi. Nii, et üsna mitu mõtet lühidalt kokku võtta, siis ma ise olen selles mõttes ka üsna optimist loomulikult, et ma nagu, eriti kui ma vaatan, et mis me näeme nagu sisemiselt toimumas täpselt jällegi nagu riigi kõhu sees, et kas või kasutaja kogemuse nagu mõte oli. See ongi olnud meie fundamentaalne probleem. Mul on täna nagu päris tunne, et nagu pärast mitut aastat vee tilgutamist, harimist, nõudmist, inimeste mingi määrusega vastu pead peksmist, on tegelikult mingi muutus hakkab nagu tulema, me näeme ilmselt neid vilju siin, aga küsimus on nagu järgmisel levelile viimises. See järgmisel leveliga, et ma ikkagi jauran lihtsalt selle oma nagu mõtte, kaks mõtet. Esiteks see, et sa oled üllatavalt tagasihoidlik, Jüri, et startupi ambitsiooniga, et näiteks, et ma pigem ütleks ka seda, et startup sektori ambitsiooniga, et ma ikkagi ütleks, et aga võib-olla rohkem peamegi nagu natuke küsima ja vaidlema positiivselt nagu julgete mõtete üle. Et me oleme hullult palju saanud sisse e-residentsuse 10 miljoni targeti eest, mis kunagi ei olnud eesmärk. Selle mõte oli küsida what if, kuidas saaks Eestis teha sellise keskkonna, et 10 miljonit inimest maailmas tahab e-residentsiks tulla. Marika ja Ville täna küsivad, kuidas teha Eesti startup keskkonda nii, et see on nagu 15% Eesti majandusest. Et selliseid küsimusi nagu kive nagu otsida. Ja siis hakkab nagu liikuma. Ja ma ikkagi lõpus tulen sinna nagu enda mõtet kordama, et me peame tegema sellise Eestist päriselt katselava, et kust iga asi saab tulla esile, järgi proovida, tuleb see Eestist mujalt, vahet pole ja siis nagu skaleerime seda, mis töötab. Järgi. Kas kiita võib veel? Muidugi võid. Ma tahtsin kiita ka telekomme. Mulle meeldib Eestis elada sellepärast, et siin on levi, mis teeb võimalikuks kõikide toredate e-asjade kasutamise, et minge kuhugi suuremasse linna, rääkimata sellest linnast väljapoole. Seal ei saa normaalselt e-mailigi telefoni kätte, et puudub igasugune motivatsiooni võimalus neid e-teenuseid seal nii palju kasutada. Suurepärane ja nende sõnadega saamegi otsad kokku tõmmata, järgneb selline vabas vormis networking, nii nagu välja lubatud.
ma arvan, et see positiivne noot tegelikult on väga hea, et meil on palju asju, mis on väga hästi ja ma arvan ka, et täna veel on Eesti kindlasti kõige edukam e-riik kogu maailmas ja olgu meil alati ambitsiooni veel kõrgemale pürgida, sellepärast et see hetk, kui sa oled medali kätte saanud, on nii-öelda esimene päev uueks trenniks, et tuleb igal juhul ka seda vormi hoida ja ambitsiooni hoida ja meil kõik, ükskõik mis rollis me ennast tunnetame, on ja teil siin kõik saalis siin ei ole ühtegi inimest, kellest ei sõltuks e-riigi tuleviku edu. Nii et ma palun, et te liituks minuga tänamaks Erki, Siim, Edi ja Indrek, minu meelest täiesti fantastilised panelistid. Aitäh teile! Ja mul on teile kõigile ka üks väike meene, mis on ühe välismaalase kirjutatud väga äge raamat ja ka eesti keeles. Aitäh teile! Kiidame ikka kõiki ennast, et teeme veel ühe aplausi mitte ainult Reformierakonnale, vaid meile endile, sest et meil nii hea riik on. Kõvemini! Aitäh!